nii läks. Hakkas peale. Et inimesi siin järjest tuleb, et hakkame meie pihta, et meil on oma ajagraafik ees. Et tänane siis veebiseminar, kuidas leida aega ja saada oma projektid või siis koduleht tehtud. Tere tulemast kõigile veebisseminarile. Mul on väga hea meel, et kõik sellise ilusal päeval on jõudnud teie siia arvutisse, et rääkida siis sellisest põneval teemal, et kust saada aega ja kuhu kaob tolm, aga keskendume ainult selle ajale täna, et sageli on lihtsalt ettevõtjad nagu ütelnud, et neil ei ole aega teha nagu kodulehte. Mul on alati kiire, ma ei jõua oluliste nagu punktideni. Tõde on tegelikult selles, et asi ei ole ajapuudus, vaid pigem planeerimises ja süsteemide puudumises. Et täna me siis räägimegi, miks ajapuudus pole tegelikult aja, vaid süsteemide ja prioriteetide puudumine. Millised on tüüpilised ajakasutuse lõksud, mis röövivad siis inimestelt aega ja ka energiat. Samuti räägime, kuidas luua toimiv süsteem, mis aitab siis meil kõik projektid lõpuni viia. Ja millised harjumused aitavad hoida fookust ka siis, kui elutempo on kiire ja täis nii-öelda segajaid. Eesmärk ongi siit, et te saaksite siit siis webinarist kas või ühe konkreetse tööriista või mõtte, mida saate hakata kohe siis rakendama. Ja kes meil täna räägib siis? Meil on teise poole ekraani siis Paul Vahur. Paul on siis Eesti ainus sertifitseeritud produktiivsuse coach ja koolitajaga. Ta on sellise asja nagu Getting Things Done siis maaletooja Eestis. Ja ta on siis saanud GTD treeneriks 2020 ning sertifitseeritud coachiks siis 2023. Ta on töötanud sellistes firmadest nagu Microsoft, teinud koostööd Playtech, ABB ja teised suured firmad. Et Pauli kirg ongi siis aidata nagu inimestel ja meeskondadel muuta oma elu selgemaks ja stressivabamaks, saavutada selle läbi paremaid tulemusi ja tunda vähem siis ülekoormust ja sellega vältida läbipõlemist. Seega, ilma pikemat sissejuhatuseta annan siis järje üle Paulile. Aga ennem seda veel, palun ka chatides teada anda, mis ajaga seotud probleemid ja väljakutsed teil on. Sest kõige aktiivsemale chatijale on meil lõpus ka välja loosida üks selline magus auhind, aga sellest me räägime siis lõpupoole, mis see auhind on. Ja pange siit chati, kes te olete, kust te tulete, mis on teie väljakutsed seoses ajaga. Ja palun, Paul, tutvusta ennast. Aitäh, kes sa oled ja millega sa tegeled? Aitäh, Meelis, aitäh tutvustuse eest. Ma tahtsin ka väikse parandada, sul tuli väikene keelevääratus, oli see, et mis meil kaob, on nagu aeg ja mis tekib, on tolm. Väga tore oleks, kui tolm ise ära kaoks, aga see on see tolmu probleem, et ei ole. Ja aega võiks juurde tulla, aga ei tule. Ja, et sa juba enam-vähem rääkisid kõik ära, et millega ma tegelen, et ma ise näengi, et mina olengi see, kes aitab inimestel oma tööd ja elu paremini planeerida ja korraldada. Ja siis läbi selle, et nad nagu õpivad ära ja panevad endale tööle selle Getting Things Done metoodika. Ja see on see, mida ma peamiselt nagu teen ja praegusel ajal ma olen, ma ütlengi, olen nii koolitaja sertifikaadi kui ka coach'i sertifikaadiga, aga hetkel on niisugune põhiline fookus ongi coach imisele. See tähendab seda, et ma töötan üks-ühele siis kellegiga, et ja aitan temal siis selle töösüsteemile panna ja see on niisugune, eks neid inimesi on erinevatest valdkondadest, aga ennekõike on need ettevõtjad ja juhid ja keskastme juhid ja võib-olla ka spetsialistid, ütleme, eks ju, kes siis seda nagu ennekõike nagu vajavad, et just need inimesed, kellel on nagu kes tahavad väga palju teha ja kellel on väga palju teha, ütleme, ja kes siis tahavad seda võimalikult nagu hästi teha. Nii et ja siis selle juures, kui kõike veel ka nii-öelda, ütleme, selle tegemiste alla mahub ka mitte ainult nii-öelda siis tööasjad, vaid ka oma eraelu elamine, eks ju, et ja selle nautimine. Nii et võib-olla see on lühidalt minu kohta. Milline on sinu kogemus nii-öelda siis tööajal planeerimise, projektide juhtimise, õpetamisel teistele, et kaua sa seda teinud oled ja mis on sinu kogemus, mis on need siis põhiprobleemid, mis tuleb välja nagu?
ja võib-olla ütleme, et siis kui sellest kogemusest rääkida, siis noh, eks ma olen siin töökarjäär algas juba eelmisel aastatuhandel ehk siis rohkem kui 25 aastat tagasi. Ja eks ma olengi olnud alati sellises nii-öelda sihukeses rollis nii ettevõtjana kui ka nagu palgatööl olles sellises nagu projekti nii-öelda noh, nagu juhina, ütleme, eks ju, et siis vaadata, et mingid asjad tehtud saab. Ja siis noh, mis mulle nagu kõvasti andis nagu kaasa nagu selle nii-öelda nagu oma töö nagu kvaliteedi tõstmisele oli nagu siis see, kui 13 aastat tagasi ma selle Getting Things Done enda jaoks nagu tööle panin, et tollel hetkel ma olen lihtsalt selline, kes otsis endale paremat töövahendit või tööriista. Ja siis leidsin selle ja hakkasin nagu seda nagu tegema ja siis sealt läks nagu asi paremaks, nii et noh, et see on mul, et selline nagu varasem kogemus pluss siis ka nagu siis selle tegemine ja noh, siis nüüd, kui juba 6 aastat tagasi tekkis siis idee, et noh, et võiks seda väärt teadmist selle Getting Things Done'i kohta ka teistega nagu Eestis jagada. Nii et siis see sai nii-öelda nagu ette võetud ja noh, nüüd olengi nagu siis see protsess võttis ka oma aja, et noh, et saada nagu sinna selle kohta, kus ma praegu nagu olen, ütleme, eks ju, et kus ma olen nagu sertifitseeritud nagu treeneri ja coach'ina, nii et jah, see on võib-olla see küsimus, nii et ma loodan, ma vastasin selle küsimusele juba, nii et et sa oled ainus, kes seda nii-öelda siis seda metoodikat siin Eestis õpetab ja praktiseerib. Jaa, eks neid on õpetajad on olnud ka teisi, ütleme, eks ju, aga noh, need on olnud selles mõttes, ütleme, sellised noh, nii-öelda omal initsiatiivil nagu tegema hakatud ja siis nii-öelda nagu ka mõnes mõttes nagu oma nagu teadmiste põhjal, et noh, mis võib-olla mind siis nagu neist nagu teisest eristab, on nagu lihtsalt see, et mind ongi siis, et seesama noh, see Getting Things Done, te näete seda logo mul siin taga, ütleme, eks ju, aga siis on ka nagu noh, selline raamat, eks ju. Noh, see on raamatu põhjal tehtud, selle autor on David Allen. Ja noh, siin on tema pildi peal nägu ka näha, eks ju. Et siis minu ongi see, et noh, et ma nüüd otseselt, ma olen temaga korduvalt kokku puutunud ja rääkinud selle oma viimase nagu selle praeguse töö käigus. Aga et noh, et siis tema poolt välja arendatud programm, et noh, et kuidas seda nagu coach ima ja õpetama peab. Et mina olen nagu seda nagu läbinud, ütleme, ja noh, siis nagu teen seda parimal võimalikul viisil, mis siis nagu see maailma tasemel teadmine, mis on, et kuidas seda asja õpetada, et noh, et ega see õpetamine on ka ju omaette kunst, eks ju, et noh, ikkagi, et kooliõpetajad ju meil ka ju lausa ju käivad 4 või isegi võib-olla või kuni 6 aastat ülikoolis selleks, et noh, et õppida, kuidas õpetada, nii et noh, et minul on, noh, ütleme, see ei ole võib-olla nii põhjalik nagu õpetus olnud nagu võib-olla mingi keegi, kes on elukutseline või nagu haritud pedagoog, aga eks see ei ole, on ka selline mõttes, ütleme, sinna tunde on ikka pandud ikka nagu 10, kui mitte 100 või 200 isegi sisse niimoodi selleks, et sinna jõuda. Kui me läheme selle aja juurde, et miks lihtsalt tundub siis nagu ettevõtetele tihti või inimestele, et aega lihtsalt pole. Tegelikult on kõigil ju täpselt võrdselt aega, aga kus tekib see tunne, et aega lihtsalt pole? Selleks, et liiga palju on teha. Sealt tuleb see tunne, ütleme, eks ju, et me oleme liiga palju endale nagu ette võtnud. Et noh, jah, et kui ja noh, tõenäoliselt väga tihti tuleb ka sellepärast, et need ettevõtjad ja kes siis nagu juhid ka on, ütleme, nad on oma olemuselt noh, nagu selles mõttes, et loovad inimesed selles mõttes, ütleme, nad suudavad palju asju välja mõelda, mida võiks teha, eks ju, ja mida peaks tegema ja võib-olla tihti on ka see, et nagu sellised inimesed, kes tahavad väga palju teisi inimesi aidata, mis väljendub selles, et nad ei oska nagu ei öelda, kui vaja oleks ei öelda, eks ju. Ja noh, ja see ei ütleme nii ja teistele kui endale, ütleme, eks ju, et noh, et siis sealt see tulebki, et noh, et nagu päris palju on teha, nii et jah, et aeg on nagu selles mõttes niisugune huvitav faktor, et noh, et ega me ei saa seda teha, võib-olla mul mõtlesingi seda hilisema võib-olla natuke öelda, aga ma ütlen siin ka ära, ütleme, et tegelikult mina ei oska aega juhtida. Ma ütlen niipidi, et miks ma ei oska, sellepärast seda ei ole võimalik teha. Eks ju, et ei ole võimalik aega juhtida, ütleme, et noh, et minul ei ole päevas 25 tundi, eks ju, või 26 tundi, eks ju, mul on täpselt sama palju tunde kui teil, eks ju, et noh, et ma ja noh, aga mis siis on see, mida ma saan juhtida, on see, millele ma tähelepanu pööran või kui palju ma ette võtan, ütleme, või mida ma ette võtan, eks ju, ja kuidas ma seda teen. See on see, mida ma saan muuta, nii et noh, et noh, see tihti ongi, et me isegi seal oma Getting Things Done maailmas nagu aeg-ajalt protestime nagu selle termini nagu aja juhtimine või inglise keeles time management'i vastu, eks ju. Sest noh, see ei ole see, mida sa saad manageerida. No. Kuidas sa siis defineeriks selle ajapuudust? Kas see on päriselt ajapuudus või midagi muud? Et see ongi see siis sinu mõistes, et liiga palju asju oleme ette võtnud korraga. No ongi, et noh, et kui sa võtad, ütleme, ikkagi nädalas võtad nagu 2 nädala töö ette, siis sul on aega, ei ole piisavalt. Väga lihtne.
et lihtsalt siis tuleb nagu selles mõttes vähem ette võtta, aga noh, seal on ka muud faktorid, mis tulevad mängu. Et lihtsalt, et väga palju nagu aega raisatakse ära, ütleme, eks ju, et noh, et kasutada ebaefektiivselt, tehakse mingeid asju korduvalt uuesti, mingeid selliseid väikseid asju, mida võib-olla märkagi. Et noh, näiteks ütleme, kui sulle tuleb kui sul on inbox'is emailid, ütleme, eks ju, tulnud ja sa hoiad neid seal, eks ju, siis noh, sellepärast, mul on vaja selle emailiga veel tegeleda. See võib juhtuda, et nädala aja jooksul sa loed nagu noh, kas või hästi võib-olla nagu isegi mingi mõned sekundid, aga sa loed ühte meili 50 korda. Eks ju, ja noh, mõtle, palju nüüd sinna peale aega läheb. Isegi kui sa kulutad võib-olla 5 sekundit selle peale, noh, siis võtame arvutiselt teha, ütleme, ja siis see tõmbab veel omakorda tähelepanu ära, eks ju. Selle asemel, et noh, et see email sealt välja saada, et noh, et see on lihtsalt üks näide sellistest nagu korduvatest nagu tegevustest, ütleme, mida siis ebaefektiivne töökorraldus nagu kaasa toob endaga, eks ju. Ja noh, siis see on email, teine asi on see, need mõtted, mis sul peas on, eks ju. Et noh, et võib-olla mõtlen nüüd, kui võib-olla need, kes webinari kuulavad või seal webinaril on, ütleme, kui palju, mitu korda te olete selle peale mõelnud, et te peaks emal veebisaidi tegema? Ja kui palju te olete selle peale nagu aega kulutanud nüüd, ma ei tea, siis kuude, võib-olla aastate jooksul, eks ju. Et noh, et selle asemel, et siis nagu noh, kas siis otsustada ära, et ma ei teegi seda üldse või siis hakata seda tegema, ütleme, eks ju. Või siis teha kokkuleppe, et noh, et hea küll, praegu ei saa, aga näiteks 3 kuu pärast võtan ette, eks ju. Noh, ja siis ei pea selle peale rohkem mõtlema, aga kogu aeg nagu tuleb sealt see ajapuudus tulebki. Et kui ma ütlen, et 3 kuu pärast teen, kas ma pean selle kuskile kirja panema, kas ma pean selle kalendrisse panema, sest ma võin ju endale mõtetesse ütelda, et 3 kuu pärast teen. Aga nii kiiresti, kui ma ta sinna nii-öelda ma aiu panen, nii kiiresti ta sealt ka ära läheb, et see on sinu soovitus nagu, et. No tulebki ikka ajust välja võtta enne kõike ja pannagi kuhugi nagu sellisesse nagu usaldusväärsesse kohta, ütleme, kus siis nagu ta tuleb sul õigel hetkel ette, et niimoodi, et noh, et sa hakkaks seda tegema, eks ju, noh, ja see on muidugi omati kunst, et kuidas nüüd selline nagu süsteem luua ja noh, see ongi väga palju, milles ma nagu aitan, eks ju, et kuidas selline süsteem luua, noh, siin mul ei ole mingeid väga erilisi tööriistasid, ütleme, et noh, et teil kõigil on nagu need vähemalt 2 või 3 sellist programmi, mida te saaksite kasutada või noh, tarkvara selle jaoks juba nagu olemas, ütleme, eks ju, aga mis inimestel puudu on siis see, et kuidas ma nagu seda tarkvara kasutan ja mitte niivõrd ütleme, et noh, et nüüd see oleks nagu need tarkvarad oleks väga keerulised, kuivõrd nagu see, et noh, et noh, kuidas ma selle kasutusele võtan, eks ju, et noh, see on umbes niimoodi nii nagu, et noh, et mida meie oskame nagu haamriga teha, ütleme, eks ju, mida oskab teha nii-öelda siis nagu selline elukutseline puussepp, ütleme, eks ju, noh. Et meil on haamer on sama, eks ju, aga noh, tema suudab ikka üks asja teha, mida meie uneski ei oska näha, eks ju, nii et noh. Et lihtsalt ma küsin veel kord üle, et mul on väga palju tulnud seoses kodulehtedega tagasisidet, et miks mul koduleht ei ole tehtud, on see, et mul ei ole aega seda teha. Mis on selle väite taga tegelikult nagu peitub nagu? Et kas sa tooksid välja siin, et kui inimene niimoodi nagu välja käib, et mul pole aega kodulehte teha, et siin tegelikult peitub ju siis küsimus sellest, kas mul on seda tegelikult vaja ja mille jaoks mul teda vaja. No ma arvan, et noh, et ütleme, et need, kellel seda tegelikult nagu vaja ei ole, nemad ei ütle sulle, ei vasta sulle ka, eks ju. Et see pole aega, ütleme, eks. Noh, võib-olla kindlasti mingi osa neist on nagu, ütleme, kes siis tõesti neil ei olegi seda veebilehte vaja. Ja nad ei ole lihtsalt läbi mõelnud enda seda jaoks, kas neil on seda vaja või ei ole seda vaja, eks ju. See on üks asi. Teine asi on, ütleme, et ma arvan, et enamus inimesi ikka sellised, kes arvavad, seda oleks neil vaja, eks ju. Aga nad ei ole enda jaoks pannud mingisugust tähtsuse järjekorda, et mis siis, noh, ütleme, et neil on mingisugused igapäevased tegevused, mis siis tunduvad nagu olulisemad. Ja noh, ei saa ka öelda, et need ei ole kindlasti olulisemad, aga et noh, et kindlasti on seal mingeid tegevusi ka, mida võib-olla ei ole nii oluline kui see veebilehe loomine, ütleme, kuna noh, see veebileht annab ikkagi sulle mingi täiendavaid võimalusi. Nii et ongi siis võib-olla see põhiline vastus on see, et noh, et asjad on võib-olla ei ole hästi läbi mõeldud ja ei ole prioritiseeritud, ütleme, eks ju, ja ollakse võib-olla kinni mingisuguses sellises mitte võib-olla kõige optimaalsemas käitumismustris, eks ju. Et kui siis nagu iga päevast päeva tehakse mingisuguseid tegevusi, mis tunduvad väga vajalikud, aga võib-olla mis ei ole võib-olla nii väärtuslikud, kui ütleme selline oma nii-öelda brändi arendamine. Pigem on siis see aja puudumine tegelikult on siis ka pigem prioriteetide või süsteemi puudumise probleem nagu. Jah, et nad ongi, et noh, et just täpselt, et see nagu liiga palju on ette võetud, prioriteedid pole paigas, kulutatakse, raisatakse aega nagu asjade peale, mida ei pea tegema, ütleme, et see on võib-olla siis see aja puudumise asi, eks ju. Et noh, ma saan täiesti absoluutselt aru selles, mõtleme, keegi ütleb niimoodi, eks ju, et noh, mul on ka mingisuguseid tegevusi, mille jaoks mul aega ei ole, aga need ei ole isegi mul tegevuste nimekirjas, kuna noh, ma ei tea, mul ei ole aega näiteks lennukiga lennata, või noh, ütleme, hobilennukiga ringi lennata, eks ju, noh, võtan täiesti suvalise hobi, eks ju, noh, mul ei ole selle jaoks, aga päris tore oleks tegelikult, ütleme, võib-olla nagu minna, ütleme, või näiteks, ütleme, ma ei tea, kalal käia, eks ju, mul ei ole selle jaoks ka aega, aga noh, see isegi mind
ei morjenda, sellepärast noh, see kalal käimine võib-olla on põnev, aga see on päris madalal minu nii-öelda huvide asjas ja mul on palju põnevamaid asju, mida nagu teha, ütleme, eks ju. Nii et nende jaoks ja nende põnevate asjade jaoks mul on aega, eks ju. Mulle meeldib ka kala süüa, aga mitte seda püüda nagu, ja. et kõik on prioriteeti küsimus. Aga noh, tänapäeva maailmas on meil seda infot ja on nii palju, on ju, ja neid teemasid, millega tegeleda on palju, et millest alustada siis, kui kõik tundub liiga korraga oluline? Millest alustada? Millest alustada? No tegelikult üks asi, ma nüüd tegingi ise webinari just nüüd esmaspäeval. Ja siin ka, ma vaatasin, Heidi osales ja Kaire osales ka, ütleme, eks ju. Et oligi sellest, et kuidas nagu tuleb pea tühjaks saada. Et tuleb nagu enda jaoks tegelikult ikkagi nii-öelda teha selline nagu nimekiri kõigest nendest asjadest, mis siis nagu ikkagi nagu tundub nagu huvitav ja oluline teha olla, ütleme, eks ju. Või noh, nagu need kirja panna, isegi mitte nimekiri, vaid lihtsalt nagu need omavahel, nagu oma jaoks nagu kirja panna. Et peast jälle, see on esimene koht, kus peale hakata. Ja nagu, et tõesti, et noh, neid asju, mis tundubki nagu väga inimesed ka teinekord on see, et eriti kes on sellised ülekoormuse all kannatavad või kes nagu tunnevad läbipõlemisel lähedal, et noh, et see nende asjade hulk, mida nagu tuleks ja peaks tegema, tundub nagu hoomamatu, eks ju. Et noh, see on niimoodi, ütleme, noh, nagu, et ma isegi ei suuda nagu arvata. Kusjuures seda võib olla palju, aga see ei ole hoomamatu, eks ju. Et noh, et siis tuleb kõik need kirja panna ja siis on juba esimene samm, ütleme, eks ju. Et siis on sul mingi konkreetne nimekiri ees, ütleme, ja noh, see ei ole ka selline asi, mida saad võib-olla täitsa ühe korraga ära teha, et see tuleb nagu aja jooksul, eks ju. Et noh, meil on need mingisugused mõtted on nagu peas nagu siis nii-öelda noh, kinni, ütleme, ja võib-olla aju ei lase kohe alati lahti, aga igal juhul, et pane kõik kirja. Siis pead nüüd ükshaaval läbi mõtlema, et noh, et mis asi see üldse on, mis mul sinna tähelepanu tõmbas, kas ma tahan sellega midagi ette võtta ja kui ma tahan, siis mida täpselt ette võtta, eks ju, et noh, et see enda jaoks nagu läbi mõelda, et noh, probleem nende asjadega, mis meil peas nagu on, ütleme, on, et nad on nagu sellisel toorel kujul. Et noh, et ja võib-olla sellepärast nad tulevadki mõttes ka ringi, et me ei suudagi neid nagu noh, nii-öelda vaimselt nagu läbi seedida. Et selleks me peamegi kõigepealt seda peas lihtsalt nagu ainult nagu peas seda teha on keeruline, et see kirja panemine on see, mis nagu aitab, ütleme, eks ju, ja siis endalt nende küsimuste küsimine ja ära selgitamine. Et see on nagu teine samm, kus nagu edasi minna. Et sinu praktikas see kirja panemine siis tegelikult ongi nagu esimene samm, et sa paned oma asjad kirja ja sa oled ise seda teinud ja praktiseerinud ja õpetad seda ka teistele. Ja no seda ma teen nagu jooksult, ütleme, eks ju, et noh, et no praegu on ikkagi see, et see, kellel on juba see GTD nagu käpas on, siis nagu mingi mõte tuleb nagu pähe, ütleme, et noh, et tuleks, peaks, tahaks, võiks, ütleme, tüüpi mõte, siis see läheb nagu kohe nagu endale kirja, eks ju. Et noh, et sellega saaks hakata edasi tegelema. Jah, et see on see kõige esimene samm ja noh, ja siis ongi sealt ütleme niimoodi, kui mul neid asju on liiga palju, kuidas ma siis aru saada, mõista, mis on tegelikult päriselt oluline ja mis mitte nagu, et kuidas ma seda nagu prioritiseerin nagu. No ütleme, kõigepealt, kui sa oled nagu kirja ära pannud, siis sul tekib see kui nimekiri, eks ju, et noh, et noh, see noh, ma ei tea, praegu me oleme ka siin webinaril, ütleme, kui ma küsin, et kes meist siin kõige pikem nagu on, ütleme, eks ju, siis no, meil on väga raske hinnata ilma, et kui me tegelikult võib-olla nii-öelda, kui kas numbrit üles kirjuta või kui me ei oleks kõik koos, ütleme, siis on väga lihtne ju näha, ütleme, eks ju, et kes meist kõige pikem nagu on, eks ju, et kohe silmaga nagu näed ära, ütleme, paned rivi, eks ju. Et noh, et siis ongi, et noh, et kui sa oled nagu ära pannud, siis muidugi tuleb ka enda jaoks mõelda, et okei, et aga mida ma siis nagu ikkagi nagu saavutada tahan, eks ju, nagu erineval aastal, mida ma aasta jooksul tahan saavutada, ütleme, mida ma tahan võib-olla siin 2-3 aastaga, 4-5 aastaga üleüldse, mis ma siin elus tahan nagu kätte saada, eks ju. Et siis, kui see on nagu teada, siis sa saadki hakata nagu valima, et noh, mida ma siis nagu teen, ütleme, eks ju. Noh, ja võib-olla räägime siin praegu äri kontekstis, on siis see, et noh, et noh, mis sul on siis nagu ärilised eesmärgid, eks ju. On sul nagu, ütleme, kas siis seda nii-öelda noh, äri kasvatada, ütleme, eks ju, või hoida seda samana, võib-olla vähendada kulusid, ütleme, eks ju, võib-olla seal nagu vaadata, et ise peaks sinna vähem aega panema, siis sealt tulebki kohe välja, et okei, et siis seda tulemusi saavutada, ma pean tegema X, Y, Z, ütleme, eks ju, asju. Ja siis tulebki nagu noh, siis ongi tuleb see järjekord kätte, eks ju, et noh, et ja võib-olla neid variante, mida selleks teha nagu noh, mitmeid, võib-olla 10 isegi, ütleme, eks ju. Aga mingid asjad nagu vähemalt siis noh, meie siis enda subjektiivse hinnangu järgi toovad rohkem kasu, ütleme, ja neid peaks nagu esmalt tegema ja siis neid ülejäänud, need on toredad asjad, võib ka kunagi teha, eks ju. Nii et noh, võib ju teha ju, noh, ongi, kui siia sinu konteksti viia ongi, et teha mingi selline
noh, ütleme paremini nii-öelda, et oleks see bränd teada, ütleme, eks sa võid igatahes teha, sa võid ju trükiseid teha, ütleme, eks ju, sa võid ju noh, raadiosaate teha, sa võid telekasse minna, ütleme, eks ju, noh, et ja siis vaadake, et okei, et need kõik toredad asjad, ütleme, eks ju, aga näed, võib-olla see veebisait on, ütleme, võib-olla kõige lihtsam viis, kuidas nii-öelda, ütleme, olla nagu nähtaval, ütleme, eks ju, ja saavutada seda tulemust, et noh, et mind on rohkem näha ja mul tuleb rohkem nagu kliente, eks ju, et noh, see kõik lõppkokkuvõttes sõltub sellest, mida saavutada tahad no,. ja, aga pange siia osalejad, mida teie siin saavutada tahate ärilises mõttes, et pange siia chati julgelt, et kas või oma ärilised eesmärgid või muud eesmärgid, mis teil on seoses oma eluga. Et aga väga asjalik, et lähme edasi, et kuidas siis panna paika konkreetne tegevusplaan ühe suurema projekti jaoks? No näiteks kas või koduleht, kuidas me paneme selle paika? ja no ongi niimoodi, et võib-olla kui me vaatame, meil nagu peaks selle jaoks nagu aega olema, eks ju, et siis ma natuke võib-olla räägin nagu eelloo ka, ütleme, et noh, et pisikese, et siis ma räägin sellest konkreetselt, kuidas seda teha, ma näitan, mul on konkreetne mudel, programm, ütleme, mida teha, mis siis ükskõik, mis seega ei ole mingi asja planeerimisel. Aga see taustalugu on sellele see, et noh, et David Allen, kes nagu selle Getting Things Done'i lõi, et 40 aastat tagasi hakkas uurima, kuidas kõige paremini oma tööd korraldada ja noh, me natuke rääkisime seda, et kuidas nii-öelda nagu need asjad kontrolli alla saada, siin pea tühjaks kirjutamisega ja nii edasi. Aga üks küsimus, mul tal tekkis, oli see, et noh, et kuidas siis, mis on kõige efektiivsem viib midagi planeerida, eks ju, mingi asi nagu läbi mõelda, mingi plaan paika panna. Ja siis noh, ei leidnudki tegelikult sellist mingit universaalset mudelit, ütleme, et väga tihti oli mingisuguse konkreetsel suure organisatsiooni mingisugune nii-öelda, ütleme, tööprotsess oli nagu ära pandud, ütleme, aga noh, see oli väga spetsiifiline jälle antud ettevõttele või antud valdkonnale, eks ju, või noh, tegevusvaldkonnale. Ja mis ta siis leidis, et tegelikult me kogu aeg planeerime ju. Et noh, et ütleme, planeerisime näiteks siia webinarile tulla, eks ju, et noh, et võib-olla noh, loomulikult meie siin tegime rohkem tööd, ütleme sina ja mina, ütleme selle webinari ettevalmistusel, eriti sina veel rohkem kui mina, eks ju. Nii et noh, et kogu selle tutvustamisel ja see webinari ülespanemisel, aga ka need inimesed, kes siia tulid, ütleme, eks ju, nemad ju ka planeerisid, ütleme, eks ju, et noh, näed, selline võimalus, päris huvitav, tulen kuulama, ütleme, eks ju, ja miks ma seda üldse teen, et noh, et ma tahaks selle kohta teada, eks ju, ja mida me järgmiseks peame tegema ja noh, siis ongi, et selline planeerimine toimus ja siis see toimus nagu loomulikult. Ja vaat siis ongi, et noh, et see tekkiski selline mudel, ma nüüd hakkan ekraani jagama, nagu David Allen ütles, loomupärase planeerimise mudel. Ehk siis inglise keeles, nii, ma kohe panen oma selle ka. Inglise keeles natural planning model on selle nimi, aga noh, ma räägiksin kõiki nagu eesti keeles. Ja see on nüüd selline niisugune, nagu ma ütlesingi, universaalne mudel, et kuidas siis mingi asi enda jaoks läbi mõelda ja noh, võib-olla siin antud hetkel, võib-olla äkki me teemegi nagu võib-olla, ma ei tea, Meelis võib-olla sinu näitel läbi või siis sina nagu esindad, ütleme, oma niisugust nagu teoreetilist klienti, eks ju. Et noh, aga siis samal ajal, et noh, et sa võid just kõik mille jaoks kasutada, sa võid seda kasutada selle jaoks, et oma lapse sünnipäeva planeerida, eks ju. Või sa võid kasutada selle jaoks, et noh, et oma äri nagu Lätis oma äriesindus avaldada näiteks, eks ju, noh. Et samamoodi, et noh, et paled skaalal. Millest siis kõik nagu peale hakkab loomupärase planeerimise mudelist? Hakkab kõigepealt seada, et selgita välja põhieesmärk ja põhimõtted. Miks sa üldse teed seda asja? Noh, Meelis, miks peaks keegi veebisaiti tegema? Jah, et kas müüa oma teenused või tooteid või tutvustada enda brändi, et mis on see eesmärk? Ja. No mis minul tuli veel ka pähe, ütleme veebisaidi on ka näiteks see, et ja kui ma võtsin selle aja kontekstis, on ütleme see, et tõenäoliselt võib-olla sinu käest küsitakse mingit infot kogu aeg, ütleme, eks ju, mida sa nagu pead nagu ütlema ja nüüd on see veebisaidil, saad selle üles panna, saad nagu selles mõttes nagu aega kokku hoida, eks ju. Et noh, ja see info on seal kogu aeg olemas, ta ei kao ära näiteks, kui me võrdleme Facebooki või Instat, ta ei kao sinna uudisvoogu ära nagu. Ja ta on sinu oma nagu. Ja täpselt et noh, et sest nagu need Facebooki kontod võivad ka kinni minna või mis iganes, ütleme, ära blokeeritada ja nii edasi, eks ju, nii et noh, et see on olemas, et siis, et ongi, et see ongi võib-olla veebi tegemise põhieesmärk ja teine asi on nagu põhimõtted. Ütleme, põhimõtted on nagu noh, see on selline universaalne termin, aga mis siis veebisaidi puhul tähendab see, et mis su eelarve on, eks ju, mida sa tahad, milline sa tahad see veebisait välja näeks, ütleme, eks ju, et noh, kas ta peaks olema selline nii-öelda nagu kellade viledega ja nagu niisugune tähelepanu tõmbav või ta peaks olema niisugune viks ja viisakas, ütleme, või noh, väga selline lakooniline, informaatiline, ütleme, noh, väga erinevad nagu asjad. Nii et noh, et need on need küsimused, mida nagu küsida ja ongi, et miks sa seda projekti teed ja mis põhimõtteid, reegleid või piiranguid sa järgid otsuste tegemisel, on esimene samm. Et paned nagu paika nagu selle reeglistiku, eks ju. Et noh, et ongi, et noh, põhimõtted ongi see, et
see võib-olla see mingi visuaalne stiil, mis sa tahad saavutada, võib-olla paned paika nii-öelda, ütleme, võib ka olla ajaline nagu nii-öelda, ütleme siis plaan, ütleme, et noh, see võiks ikka 2 kuu jooksul valmis saada näiteks, eks ju. siis paned mingi rahalise asja, ütleme, eks ju, noh, ja siis muidugi need hakkavad omavahel mängima, eks ju, et noh, et kui sa paned sinna väga väikse nagu rahalise nii-öelda eelarve, siis tõenäoliselt midagi väga uhket nagu ei saa, ütleme, eks ju. ja kui sa paned mingi ajalise mingi piirangu peale, ütleme, siis võib-olla äkki pead rohkem maksma, ütleme, et noh, et siis selleks, et noh, et nagu noh, võib-olla kiiremini valmis saada või siis loobume millestki muust, nii et noh, et põhieesmärk ja põhimõtted on siis see, mis tuleks esimesena asjana nagu noh, nagu enda jaoks ära otsustada, see on siis nagu see miks küsimus, ütleme, et miks ma seda teen ja mis nagu reeglite järgi. Ma küsin, kas selle ajalise eesmärgi, ütlesid 2 kuud, kas ma võin selle nagu ära jupitada näiteks, et selle esimene kuu ma tegelen siis kodulehel näiteks mingi tekstide, piltide ja sisu nagu ettevalmistamisega. Kui ma panen näiteks selle, et 2 kuu pärast peab valmis olema, siis ma vaata kogu aeg lükkan edasi. Ja siis kui nädal aega on jäänud tegemata, siis mõtlen, et kuidagi ei jõua, et need asjad on kõik tegemata. No ja igal juhul ütleme, eks ju, et noh, et siis noh, loomulikult sa pead nagu spetsialistiga nagu rääkima ja küsima, et okei, et kui ma tahan sellist veebisaiti saada, kaua sellega läheb, eks ju. Et noh, et siis tema saab sulle öelda, ütleme, eks ju, et noh, et siin on ikkagi nii-öelda noh, mingi noh, mitte nüüd nagu võib-olla 2 kuu jagu inimtööd, kuivõrd nagu, et noh, et arvestades seda nagu tempot, kuidas tavaliselt veebisaiti tehakse, selle veebisaiti tegemine ikkagi võtab nagu vähemalt nagu 7 nädalat aega, ütleme, on niisugune tavapärane asi, ütleme, et siin ekspert väga palju aitab ja see ongi, et okei, sa pead nädala aja pärast peale hakkama. Et siis sul ei ole niimoodi, et sa tahad 2 nädalaks oleks, vaid sul on noh, 2 nädalaks tööd, nii et. Kas see mõningas mõttes on nagu tagurpidi planeerimine, et sa paned kõigepealt selle valmimiskuupäeva ära ja siis sa nagu hakkad tagantpoolt ettepoole planeerima, et mis mingitel hetkedel peab olema mul tehtud, et see 2 kuu pärast valmiks nagu. Ja, ei no absoluutselt jah. No ma ütlen, see on lihtsalt üks näide, ütleme, sa võid ka nii-öelda mitte endale panna ajalist nagu eesmärke, ütleme, et ma tahan. Ja ajaline peab alati olema, et ilma selleta. Aga noh, samal ajal tõenäoliselt on see, et noh, et jälle, et kui sa teed seda veebisaiti, eks ju, siis sa ju teed seda mingil eesmärgil, ütleme, tahan, et mul oleks nagu, ütleme, et noh, näiteks ütleme, kas siis, et mul oleks rohkem kliente, ütleme, eks ju, noh, siis mida varem, seda parem, eks ju, niimoodi, eks ju. Või et ma tahan, et mul oleks rohkem aega, et ma ei peaks vastama kogu nende kliendi päringutele, ütleme, eks ju, kus nad küsivad baasinformatsiooni, ütleme jälle, mida varem, seda parem, eks ju, nii et noh, et siis nagu üks nagu näide. Aga okei, aga siis ma läheks järgmise sammu juurde. Et teine samm on siis nüüd see, et siis defineeri ära nagu see sinu nagu lõpptulemus või see visioon või siis soovitud tulemus, et see, mis sa siis nagu tahad näha, milline see asi siis nagu peaks nagu välja enda kujunema. Noh, et kui see täitsa nagu valmis on. Et see on nüüd siis erinev sellest nagu miksist, miks on see, et miks sa seda teed, ütleme, aga siis teine see, et okei, et kui see on nüüd hästi tehtud, kuidas see asi nagu välja näeb, eks ju, või noh, sinu jaoks ütleme, eks ju. See ei pea nagu väga detailne olema, eks ju, et sa võidki öelda, noh, võidki öelda väga nagu üldiselt, ütleme, et ma tahaks, et oleks selline veebisait, kus nagu kliendid leiavad nagu selle olulise informatsiooni kergesti ülesse. Eks ju, noh, mis tähendab, et omakorda ütleme, et noh, kui palju informatsiooni sinna lehele paned ja kuidas sa oled selle kujundanud ja kõik sellised asjad, ütleme, eks ju, et noh, aga sa tead, ütleme, sa oled enda jaoks ära defineerinud, mis on nagu selline nii-öelda, et sa tead, mis on tehtud. Noh, teinekord muidugi võib-olla mingi muu asja puhul, võib-olla mõni inimene jälle näiteks on see, et mul on väga konkreetne visuaal, ütleme, mida ma oma peas nagu näen, ütleme, selles, et noh, milline see veebisait peab välja nägema, et ma sellega nagu rahul oleksin, eks ju. Nii et noh, et siis see on, aga see on oluline, mis ära defineerida, eks. No näiteks ütleme, kui ma toon võib-olla paralleeli, et me tuleme kohe veebisaidi juurde tagasi, aga ütleme näiteks defineerida ära see, et noh, ma korraldan lapsele sünnipäeva, eks ju, noh, mis siis see soovitud tulemus on see, et noh, et nagu, et minu lapsel ja siis tema sõpradel on väga tore aeg, tund aega, 2 tundi koos veedetud, eks ju, noh. Ja siis, ja noh, ja võib-olla, või siis läheb veel konkreetsemaks, ütleme, et noh, et sa kutsud sinna väga konkreetse nii-öelda, ütleme, nagu sellise, noh, esineja nagu, kes siis tuleb nagu seal lastele meelt lahutama, ütleme, eks ju, et noh, et kui näiteks võib-olla ongi võib-olla seal, mida nooremad lapsed on, seda nagu rohkem nad tahavad, näiteks ütleme, et noh, et nad tahavad see nende lemmikkangelane, kes seal Pipi või Elsa või kes nad ei ole, ütleme, tuleks sinna kohale, eks ju, noh. Nii et noh, et siis ära et noh, et see on niisugune, mis see on nagu näide visioonist, ütleme, eks ju. Aga jah, et ma panen siia veel juurde selle definitsiooni ka, et kuidas sa tead, et olid asja tehes edukas, on võib-olla see definitsioon, eks ju, ja kuidas seda nagu näha on, eks ju. Et noh, et kui see asi on lõplikult valmis, kuidas sa tead, et asi on nagu hästi valmis tehtud, et see on siis see mis, oot, ma ei tea, mis mõtted, küsimusi sul tekib, Meelis, sellega seoses? Ei no, väga õiged küsimused, miks, mis ja lõpuks ka kuidas, aga see mis on hea, et pakkuda lõpuks inimestele ju emotsiooni, on ju, kas sa pakudki emotsiooni või sa pakud neile mingit probleemi lahendust nagu. Jaa, ma vabandust, ma korra läks ma hakkasin vaatama, kas chatis midagi on, aga ma arvan, et Kaire võib-olla annab teada, nagu, et kui midagi. Jaa, Kaire annab meil
ja teada teada, et või midagi, mille peaks chatis tähelepanu pöörama ja. nii et jaa, et siis need on nagu need kaks asja, ütleme, need on nagu selline ettevalmistavad asjad, sammud nagu mida ära teha, et kui ükskõik, mis sa teed, et mis siis on. Siis järgmine samm on ajurünnak. et nüüd me saame hakka ajurünnakut tegema. et see on siis kuidas, esimene osa sellest kuidas osast, ütleme, eks ju. ja mida siin peab nüüd tegema, et siis panna nagu kirja kõik pähe, mis pähe tuleb. näiteks, mis on hetkeseis, mida on vaja teha, mida ma ei tea, ütleme, eks ju. et noh, ütleme, kellega ma peaks rääkima sellel teemal, keda ma peaks kaasama sellesse asjasse, ütleme, eks ju, et noh, et kellel heakskiitu mul on vaja, kas mul on vaja mingisuguseid lubasid selle jaoks, ütleme, eks ju, et noh, et kõik sellised asjad, et noh, et panna nagu hästi kirja niimoodi, olla hästi põhjalikult panna kirja nagu avatult, ütleme, eks ju, ja ilma hinnanguta ja analüüsita. et noh, et me veel ei tee nagu, me veel ei otsusta, mida me tegema hakkame, lihtsalt teeme ajurünnakut, eks ju. et noh, kõik, mis tuleb nagu, ütleme, eks ju, noh, et võib-olla näiteks seal tulebki, et noh, et äkki võiks nagu seal esilehel olla kohe alata sellega, et seal on video, ütleme, eks ju, kus mina näiteks nagu räägin ja tervitan nagu seda külalist, ütleme, eks ju, või siis näiteks see, et noh, et noh, ma ei tea, äkki on võimalik teha mingisugune selline nii-öelda, ütleme, mingi interaktiivne mäng panna või midagi taolist, et noh, et tõesti sellised nagu noh, tulla välja igasuguste ideedega, on nad, kas nad head, halvad või hullud või mitte, eks ju. No, ma küsin, kellega seda ajurünnakut teha? no nendega, kellel tuleks nagu häid ideid või noh, kellel tuleks nagu ideid nagu võtta, eks ju. et noh, et kui noh, loomulikult, et jälle projekti sellest suurust oleneb, ütleme, eks ju. et kui me võtame näiteks mingisuguse lapse sünnipäeva, ütleme, eks ju, noh, siis võib-olla koos lapsega näiteks, eks ju. noh, see on mõistlik. ja ütleme, eks ju, või noh, et ütleme võib-olla kellegi veel pereliikmega. et Elsa fännil ei ole mõtet Spider-mani kutsuda, on ju. ja, et noh, et aga äkki tuleb mingi ideid, ütleme, et äkki on mingisugune huvitav kombinatsioon, kus tegelikult nagu võib-olla tulebki nüüd Spider-man ka, ütleme, eks ju. et nagu see Spider-man tassibki Elsa sisse või midagi taolist, eks ju, et noh, et siin ongi, et see on selles mõttes niisugune lõbus koht, ütleme, kus sa võid igast asju panna, ütleme, et noh, et me veel ei ole hakanud nagu analüüsima ega nagu sorteerima neid asju, eks ju. et noh, et võib-olla siin ma saan mainida, et noh, et kuidas tihti nagu selline nagu noh, korporatiivsetes keskkondades just või nagu ärilistes või nagu tuleb see, et see planeerimismudel on nagu noh, düsfunktsionaalne, eks ju. ja siis nagu üks düsfunktsionaalne, eriti kui on nagu meeskonnas, ütleme, kus on niisugune ülemus, ütleme, kes siis nagu kõike tahab kontrollida, ütleme, eks ju. see võib-olla tihti hakkab peale seda, et noh, et ma ei tea, kas need eelnevad isegi võib-olla ei defineeri seda põhieesmärki ja põhimõtteid ja lõpptulemust, ütleme, ütleb see, ülemus ütleb niimoodi, nii, kellel on häid ideid? eks ju. nüüd on klassika, eks ju. Kaja noogutab sul, ma näen niimoodi, eks ju. et noh, et klassika. mida siis inimene tegema peab? ta peab kahte asja tegema korraga. ta peab ideedega välja tulema ja siis ta peab ruttu hindama, kas see on hea idee või ei ole hea idee. eks ju. et noh, et siin ongi see koht, kus me jätame selle hea kõrvale, ütleme, eks ju. ja noh, tihti ongi niimoodi, et see võib-olla tulebki mingisuguse, tihti juhtub niimoodi, eriti meeskondades või grupi inimestega, et noh, et teil on kamba peal olemas üks väga hea idee nii-öelda, eks ju. aga sinul on pool ja temal on teine pool, eks ju. ja eraldi ilma ükski poolik on tegelikult nagu mitte kõige parem idee. aga kui te olete mõlemad nagu lauale visanud, siis vaatake, kuule, need ju ideed sobivad väga hästi kokku. ja nüüd me saime ühe hea idee, ütleme, eks ju. ja noh, see võib isegi võib-olla sinu enda peas samamoodi nagu olla, ütleme, et sul on mingisugune mõte nagu ühe asja peale ja teise asja peale ja pärast, kui sa näed nagu neid paberi peal, siis sa näedki, et et kuule, et kui ma need asjad kokku kombineerin, ütleme, eks ju. et siis on ju täitsa ju lahe asi. et see ongi selle ajurünnaku mõte, et üks inimene võib-olla käib sellest ideest nagu mingi osa välja, teine haakub kohe sinna järgi mingi oma mõtte ja saabki selliseks terviklikuks nagu ideeks nagu see. jaa, absoluutselt. ja siin tuleb väga palju, enamus asju, mis sul ajurünnakus tuleb välja, see, mis sa pärast viskad minema, eks ju. et noh, et lihtsalt ja see on okei, ütleme, esiteks üks asi see, et sa saad mul pea tühjaks nagu jälle, nagu me ennemgi rääkisime, eks ju. et noh, et saad vähemalt nagu selle mõtte välja öelda ja siis võib-olla pärast vaatad ka, et noh, et võib-olla endale võib tunduda, kuule, ma kindlasti selle veebisaidi puhul tahaks nagu ütleme, ma ei tea, mis iganes, tahaks, et seal oleks mingisugune see küsimustik seal kohe esilehel, ütleme, eks ju. Ja siis, kui sa selle kirja paned, hakkad vaatama, mõtlema, kurat, see on jama idee, ütleme. noh, ma ei ütle, et see konkreetselt on jama idee, ütleme, eks ju. et see sõltub olukorrast, aga alles siis, kui sa oled selle välja kirjutanud, mõelnud, ütleme, siis sul tekib selline nagu arusaamine, et see ei pruugigi nagu olla. Nii et ajurünnak on selles mõttes selle protsessi võib-olla kõige ajamahukam osa. Eks ju, et noh, et siin võib nagu aega võtta. Ja ongi ka, et kui ma juba selle aja peale nagu läksin, et kui kaua see protsess võib aega võtta, siis näiteks ütleme see, et võib-olla nagu sõpradega või sõbrannadega nagu noh, reede õhtul nagu kohvikusse minna, ütleme, selle võib-olla sellise
planeerimise võid sa tegelikult võib-olla mingi 5 minutiga ära teha, 10 minutiga, eks ju, võib-olla räägid selle sõbrannaga ka, ütleme, eks ju. Aga nüüd, kui sa võtad näiteks, ütleme, mingi korraliku veebisaidi endale või veebisaidi nagu redisaini, ütleme, eks ju, siis seal võib tegelikult, sinna võib kuluda mingi 3-4 tundi selle peale, eks ju. Et noh, et see on niisugune nagu vajalik tegevus ja võib-olla see, kui Lätis nagu see nagu omal filiaal avada, ütleme, eks ju, siis selle peale võib isegi tegelikult võib-olla koos tiimiga võib-olla isegi 1 või 2 päeva minna, eks ju. Et see täpselt sõltub nagu selle planeerimise nagu ajaline maht sõltub nagu sellest, et kui suure asjaga sa tegeled, eks ju. No, aga me siin planeerimise ja ajurünnaku all saame ju võtta erinevaid projekte, et ei pea olema nii äriline, siin võib ka võtta selliseid perekondlikke nagu projekte, on ju, et kuhu me näiteks järgmine aasta reisima lähme, on ju, teeme ajurünnaku. Kes tahab lund, kes tahab päikest, kes tahab liiva, kes tahab vett, et. Aga ennem sa pead ära defineerima, miks ja mis see nagu on, mis see nagu visioon nagu on, ütleme, et võib-olla siin on ka nagu oluline, ütleme, et kui ta teed koos kellegi teisega, ütleme, et siis mitte niimoodi, et üks ütleb ühe miksi, teine teise miksi, ütleme, ja siis võib-olla ja erinevad missid ka, või noh, ütleme need hoitud lõpptulemused, ütleme, et selles osas peaks nagu eelnevalt ikkagi kokku leppima, enne kui nagu ajurünnakut tegema hakata, eks ju. Et noh, et see ei pea, see võib olla väga konkreetne koht, ütleme, et noh, et tahaks minna sinna nii-öelda noh, mingi Punase mere äärde, ütleme, eks ju, sukelduma, eks ju, aga see võib olla ka selline, et noh, et nagu üldisem ütleme, et noh, et lähme kuhugi sooja kohta, kus me saame nagu koos mõnusalt aega veeta, eks ju, noh. Ja siis see on natukene avab sul rohkem selle ajurünnakul rohkem ruumi, ütleme, et noh, seal võib-olla tuleb Punane meri, võib-olla tuleb nagu Kanaari saared, võib-olla tuleb, noh, ma ei tea, seal Kariibi meri, võib-olla tuleb Taimaa, ütleme, eks ju, noh, variante väga palju, eks ju, nii et noh, et see soovitud tulemus võiks olla selline ka nagu noh, minu nagu üldine soovitus on olla selline rohkem selline niisugune nagu viia see asi nagu niisuguse nagu noh, emotsiooni tasemele, eks ju, või siis selline, et noh, et mis ma tahan, et nagu oleks, et noh, ütleme, ongi see, et võib-olla mitte öelda, et ma tahaks, et mul oleks punane ja kollane veebisait, ütleme, kus on esilehel kõik see informatsioon, ütleme, eks ju, või öelda selline, et ma tahaks, et mul oleks veebisait, et noh, et mis müüb hästi ja kus on nagu kliendid saavad info hästi kätte, eks ju. See on see tegelikult lõppkokkuvõttes võib-olla, mida väga paljud inimesed nagu tahavad, eks ju, noh. Ja siis ongi, et noh, et siis saabki nii-öelda koos veebisaidi arendajaga nagu seda koos mõelda, ütleme, et okei, mis siis variandid on, mis on nagu need erinevad variandid, mis siis võimaldavad nagu sellise tulemuse nagu saavutada, eks ju. Nii et noh, et. Jah, et kodulehe loomisel ongi tõesti sellised kindlad nagu reeglid, või raamistik, et kuidas see siis kliendi teekond nagu välja peaks nägema, et seal on jah, omad nõuded ja seda on tõesti hea arutada, ajurünnakut teha siis mingisuguse veebispetsialistiga, kes võtab sinu idee, sinu nii-öelda need missid ja miksid ja aitab sul need siis luua, kuidas, et sedasama ju pakun mina oma nii-öelda konsultatsioonidel, et klient tulebki oma mõtteideega kodulehe teemal ja käime läbi ja leiame sellise kõige parema lahenduse. Et noh, et see, mis on võimalik, eks ju, et noh, võib-olla ta ütleb, et noh, et ma tahaks, et seal nagu iga lehe peal oleks video, ütleme, eks ju, noh, siis seal tuleb piirangud ette loomulikult, me ütleme selle mingi serveriruumiga, ütleme see, kui kiiresti veebileht nagu nähtaval on, ütleme, palju selle tegemine maksab, ütleme, sa pead need videod tegema, eks ju, ja noh, siis kui see eelarve on seal nii-öelda ikkagi väga piiratud, siis tõenäoliselt noh, see asi nagu ei ole võimalik, eks ju, siis tuleb nagu mingisugune, nagu vaadata, et kus kohas siis nagu millestki muuta. Aga siis 4. samm siis selle planeerimismudelis on see, et on organiseerimine. Et see on nüüd selle kuidas nagu teine osa. Eks ju. Et nüüd võtame need nagu see ajurünnaku asjad ja hakkame siis vaatama, mis seal sobivad kokku, mis seal ei sobi kokku, mida võtta, mida jätta, ütleme, ja mis järjekorras nagu asju nagu teha. Et see on see, et mida kõike peab tegema siis, et soovitud tulemust saavutada ja siis nagu tee plaan, pane paika, mis järjekorras, mida teha, alamprojektid ja nii edasi. Et noh, see ongi selline sorteerimise koht, ütleme nii nagu mida võtta, mida jätta, eks ju, kui ka siis see, et noh, et mis järjekorras nagu teha. Et oleks selline nagu mingi tegevusplaan oleks enam-vähem nagu olemas. Nii et noh, et selline nüüd noh, võib-olla natuke vähem ajamahukam osa, aga noh, kindlasti sa pead nüüd selle ajurünnaku nagu tulemus nagu läbi sortima ja panema nagu sellise asja paika, nii et noh, et selline võib-olla kõige sellisem vähem nagu põnevam osa nagu ütleme, eks, aga siuke vajalik osa. Kas siia alla peaks panema ka sellise rahalise poole või kuhu liigitub rahaline pool, et kui palju ma olen valmis selle nii-öelda jaoks nagu siis raha panustama? Et see määrab ka ju lõpuks ära, et võib-olla kas ma saan selle pipi kutsuda või kas ma saan selle kodulehele kõik need funktsioonid, et No ütleme, üks asi see muidugi, et noh, siin on kaks varianti, et võib-olla üks asi see, et juba selle esimese sammu juures sa oled nagu eelarve paika pannud, eks ju. Et noh, et ühelt poolt. Või siis nagu teiselt poolt on see, et noh, et siis nüüd peale selle nagu, et võib-olla sa eelarvet ei pannud paika,
ja siis ajurünnakul ja organiseerimisel oledki, siis sa tead, palju nüüd see maksma läheb. just. Eks ju, et noh, et siis loomulikult igal juhul, et noh, et see mingisugune rahaline plaan peaks siin nagu tekkima, eriti, et noh, kui sa nagu kellelgi teiselt nagu see teenust tellid, ütleme, eks ju, või siis noh, võib-olla sinul veab, satud väga sellise kliendi otsa, ütle, et noh, et vahet pole, et anname tuld, ütleme, eks ju, ja noh, et peaasi, et me saame sellise ikka väga vinge saidi, ütleme, eks ju, noh, et eks võib-olla selliseid kliente on ka, aga neid on võib-olla nagu vähem kui ikkagi need, kes siis nagu sellist teevad nagu rahalist planeerimist, ega noh, seda raha Et nagu see kellegi ajurünnaku faasis siis peaks sellise rahalise poole nagu ka nagu läbi arutama. Ei, pigem ma arvan, et see on siin organiseerimise tasemel. Kas selle põhimõtete tasemel, eks ju, läbi mõtlema, eks ju, et noh, et panna nagu eelnevalt paika või siis organiseerimise tasemel, eks ju. Et noh, et siis ongi, et see organiseerimise reeglid ongi siis sellised, et okei, et hea küll, et näed, siin on variante palju, millised me neist võtame, ütleme, eks ju. Ja siis tõenäoliselt nagu nende nii-öelda tegemise summa on mingisugune rahanumber seal taga, eks ju. Et kas see on nagu vastuvõetav, et tegelikult ma ikkagi arvan, et jah, kõige selle miks tasemel võiks ikkagi nii-öelda selle selgitaja põhieesmärki ja põhimõtted tasemel nagu selle eelarve nagu vähemalt nagu paika panna, eks ju. Et noh, võib-olla mingisuguses vahemikus, eks ju, et noh, ma olen valmis vähemalt seal nagu 10 000, ma ei tea, palju siuke veebisait maksavad, ma olen valmis vähemalt 10 000 kulutama, aga noh, ütleme, et noh, aga et noh, võib-olla maksimumpiir oleks ikkagi näiteks 15 000, eks ju, noh. Et noh, et tõenäoliselt sellest saab ju päris palju tegelikult juba vist tänapäeval, noh, sõltub, mis sa tahad, ütleme, eks ju. Või mis iganes tega ei ole, et noh, selles vahemikus, eks ju, nii, et noh, või noh, jah, siis see aitab see ongi nüüd see, et noh, et need põhimõtted, reeglid või piirangud, ütleme, need siis aitavad otsuseid teha ja võib-olla see organiseerimine on väga suur otsustamise koht, eks ju. Et ajurünnaku juures me ei otsusta. Ajurünnakus me lihtsalt vaatame, mis meil nagu mõtteid välja tuleb. Et see organiseerimine koht on see, kus me nagu otsustame, eks ju. Et noh, mida me võtame, mida me jätame. Ja siis viimane samm kogu selle programmi juures on see, et otsusta ära järgmised tegevused, eks ju. Et noh, nüüd on see, tõenäoliselt see plaanis on juba vähemalt enamus kirjas ka, aga nüüd, kus me nüüd nagu peale hakkame? Mis siis esimene samm on, et mida peab esmalt tegema ja kes seda teeb, väga oluline tegevus ka. Jälle, et noh, et ka jälle seal noogutab, et noh, et see on see klassikaline nii-öelda koosolek, ütleme, et ja kus siis öelda, et noh, et me teeme ära või siis tehtagu. Eks ju. Et kui veel keegi ei tea, et noh, kes organisatsioonis töötanud on, et kindlasti noh, võib-olla te ei ole seda sõnastanud, aga te olete kindlasti märginud, et kõige kehvem töötaja organisatsioonis on meie. Eks ju. Et noh, et me teeme ära, eks ju. Ja siis pärast on see, et okei, kes siis see meie nagu oleme, ütleme, eks ju. Noh, mina mõtlesin, et sina olid see, ütleme, et ei, mina mõtlesin, et sina olid see, eks ju. Nii, et siis peaks enam-vähem nagu paika panema, et kes nagu see järgmist tegevust nagu teeb. Nii et jah, selline väga nagu lihtne samm, aga mitte nagu väga tavaline, ütleme, eks ju. Et noh, et asjad jäävad nagu tegemata, nii et noh, et loomulikult, kui sa üksi teed, siis on nagu võib-olla ongi, sina pead tegema, ütleme, eks ju, aga võib-olla see ära otsustada, mis asi on täpselt, mis järgmiseks nagu teha. Nii et tegelikult see on nüüd see loomupärase planeerimise mudel sellis nagu täitsa nii nagu ta on, ütleme, täielikult kujul olemas, et me jagan hiljem ka neid slaide Meelisega ja Meelis saab siis osaleda, aga ma täitsa soovitan ka sellest nii-öelda teha nagu siis kuvatõmmis, ütleme, eks ju, ma veel natuke räägin selle teemal, ütleme sellest, et endale siis seda nagu kasutada, et see tõesti on universaalne, see toimib igasuguste nii-öelda, ütleme selliste nii-öelda olukordade puhul. Ja noh, võib-olla ta on üks osa siis Getting Things Done'is, mida tegelikult te saate kohe praegu nagu kasutama hakata. Ütleme, ilma nagu muid asju nagu teadmata, et seal need ülejäänud osad on natuke rohkem niisugune süsteem, struktuur, ütleme, eks ju. Et noh, et mis tuleb nagu noh, nagu kõik nagu tuleks tööle panna, et asi toimiks nagu hästi, eks ju, ja noh, seda ma õpetangi nagu siis nagu koolituse on ühepäevane näiteks, ütleme, või coaching on siis võib-olla selline nii-öelda noh, kas siis 2-päevane või siis nagu 2 kuu jooksul nii-öelda kord nädalast kõnesid teha, ütleme, et noh, et see kõik tööle saada, aga see on üks selline asi, mudel, mis nagu ma olen ise ka nagu kasutanud niimoodi, et lihtsalt võtnud selle sama sellise lehe ette ja tõesti nii-öelda siukse noh, planeerimiskoosoleku nagu seda struktureerinud ja noh, see pole vahet, mis see teema on, et ta toimib nagu universaalselt. Ma ei tea, Meelis, sult mingid mõtted, küsimusi? Ma jäin just mõttesse, et miks sa seda varem nagu jaganud ei ole, et väga nagu no, kutsusin, ma tulin ma jagan. Kiivalt hoitud saladus on ju, et et väga head punktid, et kui me siin Kajat natukene siis kommenteeriks, et kodulehe vaatenurgast ikka olulised klient, jah, sihtgrupp, et mis probleemi sa tal lahendad, et need on tõesti ongi kodulehe nagu minu arust nurgakivid. Et nagu eelmises webinaris, mul eelmine nii-öelda webinar
webinaril osaleja ütles, et siis kahte sorti kodulehti ongi sul nagu nii-öelda visiitkaart, kus sa lihtsalt mitte midagi põhimõtteliselt ei tahagi nagu teha, lihtsalt, ma ei tea, teed blogisid või lihtsalt näitad ennast. Ja teine on siis tõesti nagu müügile suunatud nagu koduleht. Et jah, et on jah, siin täpselt lähebki selle alla, et miks ja mis on ju, et mille jaoks mul seda kodulehti siis tegelikult vaja on. Ja noh, ütleme, mina ütlen ka ära niimoodi, et ikkagi, et kui me räägime mis iganes ärilisest ettevõtmisest või võib ka mitte ärilisest ettevõtmisest, mingisugune nagu asi, siis noh, siis ma ikkagi, noh, ütleme, kui koduleht ei ole, eks ju, siis see ikkagi tundub, ütleme niimoodi, et noh, et see on ikkagi väga siuksel, noh, et kas see ongi mingi ettevõte, mis ei tahagi mingisugust tähelepanu saada, et ta on mingisugune nagu mingi juriidiline või niisugune finantsiline kehand, ütleme, eks ju. Või siis noh, seda ei, noh, ta mõnes mõttes nagu ei olegi olemas seda ettevõtet, teatud mõttes, kui tal tänapäeval nagu veebileht ei ole, et see on ikkagi niisugune, noh, niisugune, ta on nii nagu visiitkaart, aga isegi visiitkaarte tänapäeval vaja, et koduleht ongi sinu visiitkaart, eks ju, et noh. Koduleht loobki tegelikult nagu usaldust, et usalduse looja, kui ma otsin nagu mingit, noh, see läheb küll natuke kontekstist välja, aga kui ma otsin mingit teenust ja ma leian selle ja kui ma näen, et see, kes seda teenust pakub, et tal ei ole kodulehtegi, kui suure tõenäosusega tema poole pöörduda, on ju, et väga väike. Minul on õnn või õnnetus olla nagu piisavalt vana, et mina mäletan, kui kodulehed tulid, ütleme, eks ju, et noh, et kui see on ikka õnnistus. Ikka õnnistus, jaa, ei no ma oligi niimoodi, et noh, et ikkagi ma tõenäoliselt hakkasin internetti kasutama siis, kui maailmas oli mingi 4 või 5 tuhat veebilehte, eks ju. Et noh, ja noh, ja ma ei teagi, mis selle infoga nagu peale hakata, aga lihtsalt, et noh, et see on selline nagu noh, oluline nagu nähtus ja ongi, et täpselt see, et ta teeb sinu eest nagu tööd ka ju see koduleht, eks ju. Et noh, ta nagu, ja noh, tänapäeval ongi, noh, siis tollel hetkel oli ta lihtsalt puhtalt nagu infoleht oli, eks ju, et noh, et seal isegi üks pilt laadis mulle alla mingi 10 minutit niimoodi, eks ju. Et oli see ühendus nii aeglane, eks ju, aga tänapäeval ta on ikkagi see, kus saadki nagu äri teha, eks ju, et noh, võib-olla sealt sa kohe peale ei hakka, ütleme, eks ju. Et noh, et võib-olla teedki lihtsalt infolehe, aga hiljem on see, kus see äri nagu toimibki automaatselt, eks ju, noh. Et noh, et ja noh, isegi müüb automaatselt, eks ju, nii et noh, et see on selline niivõrd nagu oluline asi. Aga võib-olla viimased asjad, mida selle loomupärase planeerimise mudeli kohta veel nagu öelda, on siis see, et noh, et see, millisele osale siin keskenduda, sõltub nagu sellest, et vastavalt vajadusele. Et kui projekt vajab rohkem selgust, ütleme, eks ju, et noh, et noh, see projekt tundub nagu kuidagi ebaselge olevat, et siis vii oma tähelepanu kõrgemale, et need sammud 1 ja 2, eks ju. Et noh, et miks me seda teeme, mis reeglite järgi me teeme ja mis tulemus me soovime näha, eks ju, on esimene asi. Ja kui projekt vajab rohkem tegutsemist, ütleme, eks ju, projekt on selge, aga midagi ei juhtu, siis vii oma tähelepanu madalamale, eks ju, noh, vajadusel tee ajurünnak, ütleme, organiseeri need tulemused ja otsusta ära, mida järgmiseks tegema peab. Nii et noh, et siis see on selline reegel. Ja siis võib-olla ka küsimus võib-olla tihti tekib, et kui palju siis planeerida on vaja, et ma tõin siin näited, ütleme, et või kas 5 minutist kuni 2 päevani, eks ju. Et noh, et noh, ma ütlesin, et sõltub sellest, kui suur see projekt on, aga et võib-olla see reegel, mida järgin, see, et kui projekt enam pähe ei tule, ütleme, või noh, siin nagu projekt enam ei kummita, siis on piisavalt planeerimist tehtud. Et noh, siis lihtsalt lähed ja teed ja tegutsed, aga kui sul projekt ikka veel peas mõtteid veel on, siis on vaja rohkem planeerimist teha, eks, on vaja nagu need sammud nagu läbi käia, ütleme, eks ju. Et noh, et võib-olla tihti ongi, et noh, ma arvangi väga tihti, et neid, kuidas öelda, mingit asju õigesti teha on nagu vähe variante, aga valesti teha väga palju variante. Et noh, et siis väga tihti vale variant on see, et pole läbi mõeldud, miks me seda teeme, ütleme, eks ju, ja mida me üldse tahame saavutada. Ja eks ju, või siis on see, et noh, et ei ole ajurünnakut tehtud, eks ju. Et noh, et kohe hüpatakse, mida teha, hakkame seda tegema, aga noh, et mingisugused asjad, mõtted veel kummitavad peas, ütleme, eks ju. Ja no loomulikult ütleme asjad, mis kuhugi edasi liiguvad, see, et pole otsustatud, mida järgmiseks teha. Eks ju. Et noh, võib-olla isegi see ajurünnak on ära tehtud ja öeldud nii edasi, et aga ära otsustavad, nüüd sealt me hakkame peale, sellest kohast, et seda oli tehtud. Ja loomulikult võib olla ka see, et ei ole organiseeritud, eks ju. Mingi ajurünnak on olemas, aga see on paras hunnik erinevates asju, mis omavahel kokku ei klapi, nii et noh. Et jah, et see on siis see loomupärane planeerimismudel. Väga hea, et ütleme niimoodi, et see kõik on väga ilus ja ideaalmaailmas võib-olla toimubki. Ja mul on ka nagu kaitseluses õpetatud, et plaan töötab senikaua esimese pauguni, on ju. Ja ettevõtetel samamoodi on nagu tulekahjud pidevalt, planeerimata asjad. Mida sa soovitad nagu ettevõtjatele, kelle tööpäevad ongi täis tulekahjude kustutamist? Kuidas ma selle siis oma põhilise projektiga saangi tegeleda? Kogu aeg jookseb neid väikseid tulekahjusid sisse, et mis on sinu soovitus?
ja noh, ütleme, et hakka tegelema tulekahjude ennetamisega, eks ju. Et noh, et ega vaata, ega need tuletõrjujad ka, ütleme, eks ju. Ega nad ei istu ka ju niimoodi oota, kui mingi maja põlema läheb, eks ju. Et mida nad teevad, nad käivad ringi ja nagu jagavad suitsuandureid, eks ju. Ja tegelikult isegi sellepärast nad ei peaks tuld kustutama eks nad ei peaks nagu suurt tulekahjut kustutama, ütleme, eks ju. Et me tabame selle juba eelnevalt ja noh, räägivad, näitavad, kuidas tulekustut kasutada ja kuidas nii-öelda ütleme noh, nagu elektriseadmeid ja noh, nüüd on isegi kohustuslik, ütleme, et tehakse ka nii-öelda nagu tuletõrjeohutuskontroll, ütleme, eks ju. Noh, mina elan kortermajas siin Tallinna piirkonnas ja siis on meil näiteks niimoodi, et noh, et inimesed hoidsid jalgrattaid nagu noh, ütleme koridoris, ütleme ja noh, siis tuli tuleohutuskontroll, et ei tohi teha, eks ju. Et noh, kui on tulekahju, ütleme, eks ju, inimesed nagu põgenevad kodust välja, nad komistavad rataste otsa ja noh, nad võivad nagu noh, ütleme nii-öelda ikkagi sinna tulekahjusse jääda, eks ju, noh. Et tuleb tegeleda ennetusega ja noh, siis hakatagi vaatama, et kustkohast mul need tulekahjud nagu tulevad. Ütleme, mis nagu neid põhjustab, ütleme, eks ju. Ja ongi, et noh, et siis noh, ütleme tegelikult vist hea näide, ütleme, võib-olla, mis on sellise nagu ennetusega on samasugune asi, on näiteks, ütleme, ma arvan, et kõigil enam-vähem siin autod on olemas, eks ju. Et mida regulaarselt tuleb autoga teha, tuleb autoga hoolduses käia, eks ju, noh. Mõnede arvates muidugi see on mingisugune nii-öelda nende hooldusfirmade konspiratsioon, ütleme, eks ju, et me neile kogu aeg raha tooksime, eks ju. Aga tegelikult on lihtsalt ikkagi see on nagu noh, vajalik selleks, ütleme, et see auto toimiks hästi, eks ju, et noh, kui sul see ikkagi see õli saab seal käigukastis või mootoris saab otsa, ütleme, või ta on vana ja nagu ei toimi, ütleme, siis mingi hetk sul auto ei liigu kuhugi, eks ju. Ja noh, ütleme ja selleks, et liikuma saada, pead väga palju raha maksma, eks ju. Et see hooldus on nagu väiksem, et tuleb hakata tegelema sellist nagu hooldustegevustega, ennetavate tegevustega, ütleme, ja noh, ütleme, vaadatagi, et kus need asjad nagu tulevad, et jälle seesama see Kennington protsess nagu aitab selles, eks ju, et ta nagu vaatab, mis sul tähelepanu nagu tõmbab, ütleme, eks ju, noh, et noh, võib-olla nagu mingi olmetulekahju võib olla nagu, või noh, noh, mitte tulekahju, aga ütleme, niisugune probleem võib olla näiteks nagu see, et noh, et ma ei tea, teed endale teed ja kohvi, ütleme, eks ju, ja siis nagu ütleme, noh, see kuidagi läheb hästi kaua aega selle peale, ütleme, eks ju, noh, mis vaja teha, siis tuleb katlakivi eemaldada, eks ju, või parem kann osta, eks ju, noh. Et noh, et noh, iseenesest nagu selline nii-öelda noh, võib-olla mingisuguse väikse kulu, mingi töövaeva ka, eks ju, aga kui sa nüüd kokku paned, kui palju sa aega võidad, ütleme, eks ju, et sellega, et sul see kohvi või tee saab õigel ajal valmis, eks ju, siis see võib olla ikkagi nii-öelda kuude ja aastate peale ikkagi nagu väga märkimisväärne, ütleme, eks ju, noh, pluss on lihtsalt see ka, et noh, et selline frustratsioon kaob ära, eks ju, et noh, istud ja ootad, ütleme, eks ju, nii edasi. Et noh, eks neid näiteid on nagu veel, ütleme, eks ju, et noh, koridoris tuli ei põle näiteks, ütleme, kogu aeg komistad selle otsa, ütleme, ja siis on seal mingeid asju ei leia üles, ütleme, kuna seal on nagu pime ja hämar, eks ju, no vaheta see pirn ära, eks ju, noh. Et noh, et selliste nagu olmeasjadega tuleb tegeleda ja äris on neid ka hästi palju, eks ju, noh, muidugi võib-olla kõige üks probleem on lihtsalt see, et kliente ja raha tuleb uksest nii palju sisse, et noh, et ei jõua millegi muuga tegeleda, ütleme, eks ju, noh, siis võib-olla ütleme noh, et võib-olla see veebisait ongi tegelikult teeb selle asja olukorra veel hullemaks, ütleme, aga noh, loomulikult siis on see, et heas mõttes hullemaks. ja no siis kasvatame äri, siis nagu palka inimesi, võta tööle, ütleme, eks ju, noh, ma ei oska, eks ju, noh, okei, no siis tuleb ennast arendada, õppida, ütleme, eks ju, noh, et või siis tuleb leida inimesed, kes oskavad seda teha. Ja kui on niimoodi, et ei taha kasvatada äri, siis tõsta oma hindasid. Väga hea, siis tulebki vähem inimesi, vot, et noh, et ja saad rohkem raha, sama raha, aga vähema tööga, vot ka nii, et. No jälle väga head põhjus. Ja, just. Väga head soovitused. Ja, nii. Et see on nagu see, et kui sul on maja taga bassein, siis et selle asemel, et sinna tara ümber ehitada ja õpeta laps ujuma, on ju, et noh, ei pea siis tara ehitama ümber, et. Ja täpselt, et noh, et takistad lapsed meil sinna sisse kuku õpetanud ujuma, eks. Ja, just. Et selles suhtes, noh, tuues näiteid. Aga, et ütleme, mul on plaan paigas ja hakkan nüüd tegema, kuidas siis nagu võiks selle päeva või nädala projekti noh, üles ehitada plaani, et need projektid saaksid nagu päriselt tehtud. Et see oligi see, mis ma enne mainisin, kas ma peaksin siis selle projekti jagama väikesteks nagu etappideks või kuidas? No kuidas? No üks asi muidugi, et siin projekti planeerimisel on nagu, ütleme, me käisime läbi ka selle organiseerimise sammu juures, eks ju. Et noh, et kus me panime mingisuguse plaani paika, see ei pea super detailne olema. Et selleks, et midagi nüüd mingi asjaga nagu edasi liikuda, pead teadma see kahte asja. Eks ju, sa pead teadma, mis on soovitud tulemus ja sa pead teadma, mis on järgmine tegevus. Eks ju. See on nagu miinimum, ütleme, eks ju.
nii et noh, et loomulikult, kui sul on võib-olla mingisugune asi, ütleme niisugune suurem projekt, mis nagu noh, nagu nõuab nagu planeerimist, ütleme, eks ju, et noh, näiteks kas on nagu maja ehitus, ütleme, eks ju, noh, et noh, selles mõttes, et sa pead alustama vundamenti ehitamist, ütleme, aga siis sa pead ka vaatama, et see vundament ei jääks seal nagu pikaks ajaks ilma kätte, ütleme, kuna see ei ole ka nii mõelda, et noh, sa pead mingeid asju järjest tegema. Siis sellisel juhul sa võid teha väga detailse plaani ära, ütleme, eks ju, ja noh, ja siis nagu need sammud nagu ära kirjeldada. Aga väga palju projektid on sellised, eriti võib-olla midagi, mis sa esimest korda teed ja kus ei ole võib-olla nii suured panused, et sa võid hakata ka lihtsalt nagu peale sellest, ütleme, et noh, et ütled ära, et näe, ma tahan, et mul oleks nagu korralik veebisait olemas, ütleme, eks ju, ja võib-olla mis on järgmine tegevus. Noh, võid nagu seda planeerimismudelit kasutada, ütleme, läbi mõelda, või siis võid nagu võtta tasuta konsultatsiooni veebisaidi tegijaga, ütleme, eks ju, et temaga nagu rääkida, eks ju, et noh, et see on lihtsalt konkreetse näite puhul, aga see on ükskõik millise tegevuse puhul kehtib samasugune nii-öelda, ütleme siis noh, nagu printsiip, et lihtsalt pead teadma ja noh, siis kui selle saad tehtud, siis tuleb uuesti küsimus, aga mis ma järgmiseks teen, ütleme, eks sa pead selle nagu ära otsustama, eks ju. Ja siis noh, ongi, et sa võidki tegelikult siis nagu jooksvalt nagu otsustada, ütleme, et noh, need, kes võib-olla nii-öelda, võib-olla on kuulnud siis nagu noh, see, mis on see moodne tarkvara arendus, ütleme, eks ju, on nagu selline sõna nagu agiilne või nagu selline paindlik, agile, ütleme, eks ju, nii et see agiilne lähenemine ongi täpselt samasugune, et noh, sa tead, mida sa tahad saavutada, ütleme, ja sa tead, mida sa pead järgmiseks tegema, aga noh, et sul ei ole võib-olla seda täit plaani nagu paigas, et noh, et see ei ole nagu hädavajalik, aga noh, see sõltub muidugi olukorrast, eks ju, et noh, on nagu kohti, kus selline noh, plaan on nagu väga vajalik. Muide, sellel teemal on tegelikult päris hea, et mul nüüd järgmine teisipäev toimub webinar kus mul tuleb külaline, kes siis ehitab tuumajaama, eks ju. Ja vot seal on ütleme selleks, et see on niisugune väga pikk protsess ja väga kallis protsess, et see protsess toimiks nagu väga nagu edukalt, me peame selle projekti väga hästi läbi mõtlema, eks ju. Sest noh, et see on näiteks selliste projektide puhul on see, et kui sa teed mingi planeerimises vea või sa pead plaani muutma, siis see läheb väga-väga kalliks maksma, eks ju. Ja see võtab väga palju aega, nii et noh, et need projekte on väga erinevad, aga kui me räägime veebisaidist, siis veebisait tõenäoliselt nagu noh, selline asi nagu ei ole. Kui just nagu ongi hea, et kui see on väga nagu suur ja kallis veebisait, ütleme, eks ju, sa pead väga palju sinna aega panema, et siis tõenäoliselt see nagu see planeerimisvajadus on suurem niimoodi, nii et noh, et. Ja samamoodi täpselt, mis selle kodulehe eesmärk ongi, et ja noh, ja nüüd ongi, et kui sul ongi nüüd nagu tegelikult ega meil elu on ju täis, elu on töös täis erinevaid projekte, eks ju. Et noh, et ja loomulikult mingisugused lihtsalt ühekordseid tegevusi ka, aga väga palju projekte. Ja nüüd ongi, et mis need järgmised tegevused on, need tulebki endale tegevuste nimekirja panna, eks ju. Et noh, et sul peakski olema siis nagu see, mida sa päevas planeerid, noh, see võib ka minna otse kalendrisse, et sa mingi kindlal kellaajal teed seda mingit tegevust, aga võib-olla lihtsalt nagu selline tegevuste nimekirjas, vaat need tegevused vajavad tegemist. Ja siis nagu on sul see nimekiri ees ja järjest teedki sealt niimoodi, eks ju, nagu neid asju. Et noh, et siis jälle see planeerimine, struktuurimine on väga niisugune individuaalne, väga sellest tööst sõltuv, eks ju. Noh, kui sa oled nagu tegeled nii-öelda üks-ühele klientidega tööle, ütleme, siis tõenäoliselt need lähevad sul kõik kalendrisse, et noh, et te mõlemal ajal õigel ajal kohal oleksite, ütleme, eks ju. Aga kui sa teed nagu rohkem sellise nii-öelda oma iseseisvalt nagu tööd, siis võib-olla see ei peagi nagu kalendris olema, eks ju, et noh, sõltub. Ja. Kas on olemas mingid lihtsad tööriistad või süsteemid, et mis aitavad seda ajakasutust nagu paremini juhtida, et sa rääkisid küll sellest, aga mis on sul veel? Kalender. Nii lihtne, kui see ka tundus. No sellepärast kõigil on meil kalender olemas, ütleme, et noh, et see on tegelikult üks niisugune nagu ajaplaneerimisvahend ja noh, siis mis sinna juurde tuleb, on siis nagu mõtlengi, mis see eestikeelne sõna on, inglise keeles on nagu task management tool, ütleme, või nagu tegevuste järjepidamine. Noh, ütleme siin, kus on olemas, et Google Tasks on olemas, eks ju, Microsoftil on Microsoft To Do, need, kes on nagu Apple'i toodete peal, seal on Apple Reminders, eks ju, ja sellised tarkvarad nagu olemas, ütleme, noh, sellised kohe nagu selle jaoks mõeldud, ütleme, kus sa saad teha nimekirjasid, kus sa saad tegevusi sisse panna, kus sa vajadusel saad nendele tegevust juurde panna, ka meeldetuletusi, aegasid, ütleme, eks ju, igasugust informatsiooni juurde lisada, et need on sellised tasuta tööriistad olemas, et kindlasti on teil üks, kui mitte kaks või isegi kõik need 3 nagu olemas, eks ju, ja noh, need on lihtsalt need sellised noh, nende suurte tootjate käest, et siis on ka olemas igasuguseid väikseid tootjaid, kes on teinud väga spetsiifilisi tarkvarasid ja noh, siis näiteks ütleme juba suuremates organisatsioonides tihti on näiteks noh, Microsoftil on näiteks see Microsoft Planner, ütleme, eks ju, mis on tegelikult, kus on peaaegu sama sisu näha, mis Microsoft To Do's, ütleme, eks ju, Outlook Tasks, neid on nagu nii palju, ütleme, eks ju, et noh, et mida nagu kasutada. Trello, näiteks Trello tarkvara saab väga hästi selle jaoks kasutada, noh, siis on nagu jälle ettevõtetes on Jira näiteks, ütleme, või mis on veel, on seal see A-tähega, mul tulegi öelda praegu meelde, nagu, ei, need on nii palju, eks, aga ma ütlen, et millist sa ise kasutad? Mina ise põhiliselt aja planeerimise siis töö jaoks on mul Outlook Tasks, mis on nüüd siis selle Microsofti nii-öelda selle tegevuste halduri nii-öelda niisugune vanem variant, aga ta on niisugune hästi võimekas.
ja Asana jah, aitäh Kaja, jah, täpselt Asana, vaat ei tulnudki praegu meelde. ütlen vahepeal, olen ise Asanat aktiivselt kasutanud ja ja no täitsa toimib. ja osad nendest tarkvarast, Asana näiteks, ütleme, ja Jira ja võib-olla ka Trello on see, mis on siis nagu kollaboratiivsed tööriistad, eks ju, et noh, kus sa saad nagu mitu inimest saab korraga kasutada, ütleme, et see Microsoft To Do, Google Task ja Apple Reminders, nad peamiselt nagu ühe inimese nagu korraga nagu kasutada. kuigi seal noh, on ka võimalik jagada, Apple Reminders näiteks saab jagada nimekirjasid, mida poest on vaja, ütleme, eks ju. et noh, et peredel näiteks kasutada niimoodi, aga noh, eks ta on rohkem mõeldud ikkagi selliseks koduseks tarbimiseks, kui et noh, et nagu äriliseks, aga jah, mis ma ise kasutan, on Outlook Tasks, on mul tööasjade jaoks ja siis on mul üks selline nagu noh, tööriist, mis on nagu called Active Inbox, mis on nagu Gmaili peal, mis on niisugune hästi tegelikult natukene juba nagu aegunud, aga no kuna ma panin selle 13 aastat tagasi endale tööle, siis ma ei ole veel nagu sealt nagu ära kolinud, ma vaikselt mõtlen selle peale, et noh, et võib-olla minna Google Tasksi peale üle, ütleme, eks ju, aga et lähen, aga noh, samal ajal jälle, et minu töö on ka see, et tunda neid erinevaid tarkvarasid, ütleme, ja siis välja nuputada, kuidas nagu neid siis oma klientide jaoks võimalikult hästi tööle panna. Nii et eks ma nendega olen nagu kursis ja päris paljudes olen ka nagu neid nagu rakendanud, aga jah, ma ütlengi, et minul ongi Google Tasks, Apple Reminders ja võib-olla Microsoft To selles järjekorras on see, mida ma kõige rohkem nii-öelda, kus ma neid nagu asju tööle panen ja need ongi, et see tööriist ei pea olema midagi väga super-hüper vinget, ütleme, ja et noh, et see Google Task on üks päris nagu suhteliselt nagu lihtne, primitiivne, aga tal on need vajalikud funktsionaalsused olemas, et noh, et peaaegu 90% inimestel sellest piisaks. no väga hea, peaks ka ühte neist hakkama siis kasutama. Minu jaoks, ma olen vanakooli mees, mul on pastakas ja märkmik, et ja ei, tegelikult väga hea, et seda mainisid, sellepärast et noh, et seda võib teha ka pastaka ja märkmikuga, et noh, et mul on niimoodi, et ma nagu pakun seda, need variandid alati välja, ütleme klientidele, et noh, et mul on üks klient on tegelikult noh, kelle coaching us me koos oleme, Ketling Kasaka, ütleme, eks ju, kellel on siis tegelikult ongi nagu näed, siin selline pabermärkmik, ütleme noh, siin midagi erilist, teeb selle märkmikus on erilist, aga see ei ole võib-olla kohe näha, ütleme, üks on see, et noh, sul võiks olla nagu sektsioonid sees, ütleme, eks, kus on mingid erinevad asjad sees. aga teine asi on, see on selline märkmik niimoodi Belgias tehakse niimoodi, et noh, et tal on, näed, ma saan selle lehe siit nagu välja võtta väga kergesti ja ma saan nagu lehe tagasi panna, ma saan neid lehti nagu ümber tõsta, ütleme, et noh, et kui sa paned nagu oma tegevusi kuhugi märkmikusse kirja, siis noh, juhtub see, et sul saab varsti paber otsa, eks ju. et noh, et ja siis nagu ütleme, võib-olla mingi ühe lehe peal on nagu kõik asjad läbi kriipsutud, aga nagu üks asi on tegemata ja siis sa pead kas selle ümber kirjutama või midagi taolist, et siis selline nagu märkmik, kus sa saad lehti juurde lisada ja ümber tõsta, on selline nagu väga vajalik asi, et noh, kui sa seal nagu pead, aga absoluutselt see ei pea olema ilmtingimata tarkvara, ütleme, mis on selle märkmiku pluss on nagu see, et ta ei vaja patareisid, tal ei ole wifi't vaja ja uuendusi vaja. ja siin ei ole nagu meeldetuletusi ja nagu neid nii-öelda ütleme nagu reklaame ja mingeid muid asju ei hüppa siin üles, nii nagu mobiilis võib olla, eks ju, nii et noh, et selles mõttes mõnes mõttes väga paljuski aitab palju paremini fokusseerida ja kirja panemine, käega kirjutamine, noh, mitte ei ole, see ei ole kõigil niimoodi, aga mõnel inimesel väga palju aitab, et see nagu nad palju paremini mõtlevad need asjad nagu läbi omavahel, kui nad enda jaoks, enda sees. Et kui nad selle nagu panevad nagu lihtsalt käega kirja niimoodi, ütleme, see tundub nende jaoks nagu tõelisem, ütleme, see tegevus. Ma läheksin nagu uue teema juurde, et fookus, kuidas hoida fookus siis nagu ühel projektil, et tihtipeale meil on siit, sealt, kolmandast kohast, kuidas siis hoida seda fookust nagu ühel projektil? Jaa. Ma vabandan, ma tulen selle küsimuse juurde kohe tagasi, ütleme, eks ju, aga ma nägin chatis, ütleme, et seal Kaja kommenteeris, et noh, et Scoro on ka tore tarkvara. Jah, ja siis ongi tegelikult niimoodi, et Scoro on siis Eesti tarkvara, mis on mõeldud siis selle jaoks, et nagu nendele ettevõtetele, kes siis nagu müüvad oma aega, eks ju, et siis nagu selle üle järgi pidada. Miks ma seda nagu esile tõin, on sellepärast see, et Scoro lõi nagu asutas ja asutaja on Fred Krieger, Eesti ettevõtja ja miks ta selle lõi, oli see, et Fred hakkas tegema siin juba nüüd varsti juba ligi võib-olla 20 aastat tagasi, hakkas Getting Things Done'i praktiseerima, et ta luges selle sama raamatu, luges läbi, ütleme, ja tahtis seda tööle panema hakata ja siis ei leidnud sellist tarkvara, mis talle sobis ja siis ta tegi ise selle tarkvara ja siis noh, ütleme, see ei olnud kohe päris see nagu ütleme asi, aga siis sellest kasvas välja nagu see Scoro tarkvara, nii et noh, et näed, siin on nende tarkvarad ongi juba väga paljud need tarkvarad, mis seal ongi sündinud tegelikult selles inspiratsioonis on Getting Things Done'ist. Aga fookuse hoidmisest, ma nüüd fokusseerin sellele küsimusele, et kuidas seda fookust hoida. No tuleb neid häirijaid nagu vähendada, ütleme, eks ju, tuleb neid igasuguseid erinevaid häirijaid nagu vähendada ja noh, loomulikult on see, et meil tulevad häirimised nagu väljastpoolt, eks ju,
aga väga palju häirimisi tuleb teil seespoolt, et me ise nagu häirime iseennast, eks ju. Me hakkame ühte asja tegema ja siis mingisugune muu asi tuleb meile pähe, et no nüüd võiks nagu seda teha, eks ju. Noh, et ja noh, see võib tunduda selles mõttes nagu noh, et ütleme nagu noh, miks me niimoodi teeme, noh, üks asi, me nagu väga palju selle üle ei arutle, me lihtsalt ütleme, et see lihtsalt on niimoodi, eks ju. Aga teine asi muidugi, see võime vaadata positiivselt, tuleb mingi uus huvitav idee, ütleme, eks ju, noh, siis tulebki kohe kirja panna, et kui ma nüüd rääkisin seal varem sellest, et noh, et kõik nagu mõtted välja kirjutada, siis nagu see ei ole niisugune ühekordne protsess, vaid seda tuleb nagu pidevalt nagu teha, eks ju. Ja siis ongi, et see tulebki nii-öelda, siis kui mingi asi tuleb pähe, tuleb kohe endale kirja panna, eks ju, noh, et paned kuhugi märkmisse kirja või paned tema emaili kirja ja siis, et siis saaksid tagasi minna, keskenduda sellele ühele asjale, eks ju, et noh, ongi, et pea tuleb tühjaks saada, ütleme, muudest asjadest, eks ju, et selleks, et siis nagu sellele ühele asjale nagu keskenduda ja see on ka see, kuidas nagu ühele asjale fookuse hoidmine või noh, see tulemus ongi see, et sa teadki asjad tehtud, saad asjad hästi tehtud, ütleme, eks ju, ja sa asjad tehtud, nii et noh, et jah, võib-olla see oli nagu väga lühikene vastus sellele, ütleme, eks ju, ja võib-olla ma väga palju detailidesse nagu siin ei läinud, aga ongi, et noh, et tuleb häirida ära. Ja teine asi on see ka, et noh, et meil on tihti niimoodi, et need öeldagi, et no okei, mina saan hästi tehtud, aga näed, keegi tuleb kogu aeg segab nagu vahele, ütleme, eks ju. Klient kogu aeg saadab mulle meili, küsib, ütleme, mingisugust informatsiooni. No mõtlesin, et okei, siis on sul kodulehte vaja. Et selle asemel, et noh, et seda nagu teha, ütleme, eks, et noh, et siis võib-olla isegi nii-öelda noh, mingi automatiseeritud, ütleme, ja näiteks ütleme, koduleheküljele saad ju panna selle juturoboti, eks ju. Ja, et noh, et mis me aitab küsimustega, eks ju. Nii et noh, et saad sealt häireid maha võtta, aga meil on isegi selline vaade, et häireid ei ole olemas, eks ju. On olemas halvasti käsitletud sisendid, eks ju. Et noh, et ütleme näiteks see, et noh, ma võin öelda, et noh, et ma saaks oma tööd teha, ma saaks oma veebisaiti, näiteks sinu poole veebisaiti ehitada, aga mul kliendid kogu aeg helistavad, eks ju. Noh, tegelikult mitte ainult helistavad, kirjutavad ja kirjutavad, ütleme, eks ju. Noh, tegelikult ütleme, et noh, et see on ju väga hea probleem, mida omada, eks ju. Veel hullem on see, et kui sul nagu kliendid ei helista ja ei kirjuta, eks ju, siis nagu ei tee nagu midagi, eks ju. Et noh, siis ongi küsimus see, et kuidas ma lihtsalt nii-öelda nagu neid käsitlen, ütleme, et noh, et kas et kui nad kirjutavad, ütleme, siis lähebki sul email inbox'i ja sa sellel ajal, kui sa veebisaiti disainid ja teed, ütleme, sa ei vaata email inbox'i, eks ju, keskendud ikka selle veebisaiti tegemisele, hiljem lähed ja teed nagu ära, ütleme, eks ju. Et noh, ja siis ongi, et kui on mingisugune tõesti selline asi, et noh, et keegi nagu tüütabki sind mingite asjadega, ütleme, eks ju, siis tulebki nagu mõelda välja, et noh, kuidas nemad saaks nagu selle kätte, mida nad tahavad, ilma sind peaks tüütama, eks ju. Noh, väga palju on meil nagu, ütleme, lastevanematena on see oma laste õpetamine niimoodi, eks ju, et noh, et ka, et nad saaks aru, et kui me kodus töötame, et siis millal on tööaeg ja millal ei ole tööaeg, ütleme, eks ju, ja millal nad saavad nagu küsida, nii et jah, et need fookus on kõige olulisem asi, see ongi tegelikult see, et noh, et mida mina õpetan, ei ole mitte niivõrd aja juhtimine, kuna seda ei saa juhtida, kui me saame, aga mida me saame juhtida fookust ja see ongi võib-olla selle produktiivsuse ja stressivabaduse nagu tegelikult nii-öelda. Aga miks me siis korraga teeme nii palju asju ja mitte midagi valmis ei saa nagu, et. No see tähendab, ütleme, et täpselt nagu me ei saa sellepärast valmis, me teeme korraga mitut asja. Jah, täpselt. Me peame ühte asja korraga tegema niimoodi, eks ju. Et me võime väga kiiresti nii-öelda ühe asja valmis saada, minna järgmise asja juurde tegema, eks ju. Aga tõesti, korraga nagu midagi nagu teha ei saa. Ja kui me räägin korraga, ma räägin just selles konkreetses hetkes olemises, ütleme, eks ju. Et noh, et võib-olla praegu keegi võib-olla siin, kes seda webinari praegu osaleb või keegi seda salvestust vaatab, ütleme, võib-olla teeb samal ajal tööd, ütleme, eks ju. Noh, ma arvan, et noh, et siis ei ole ei see webinari kogemus ega see töö ei ole võib-olla kõige parem, ütleme, noh, et kui just ei ole võib-olla mingid teatud tööd, mis on väga siuksed rutiinsed, ütleme, eks ju, et noh, et lihtsalt, et noh, mina saan ka mingeid võib-olla asju teha natukene, ütleme, noh, neid tööd ei ole väga palju, aga midagi saan teha, ütleme, kui ma kuulan midagi, eks ju. Nii et noh, et selleks, et midagi nagu ikkagi hästi teha, tuleb sellele ühele asjale keskenduda. Et noh, loomulikult noh, võib-olla mehed on nagu kindlasti selles multitaskingus nagu kindlasti kehvemad, ütleme, naised natuke paremad, aga ikkagi seal on ka, et tihti on isegi see, et see võib-olla edukas nagu multitasking või see nii-öelda eestikeelne sõna rööprähklemine, eks ju. Et see ikkagi tegelikult on selline hästi kiire nii-öelda tegevuste vahel vahetamine, eks ju. Et noh, et sa ikkagi paned ühe asja nii-öelda, ütleme, mingisugune enam-vähem sellist staadiumisse, kus ta nagu saab natuke aega oodata ja lähed teed teist asja, eks ju. Et sa ikkagi noh,
võib-olla ei tee korraga, noh, ja ongi, et mingid tegevused automatiseeritud, noh, ütleme siin loomulikult liiklusohutuse seisukohast nagu soovitatakse mitte rääkida samal ajal ja sõita autoga, ütleme, eks ju, aga noh, ma arvan, ma ei ole veel nagu sellist inimest näinud, ütleme, kes seda ei tee, eks ju, et noh, et kes nagu noh, no väga vähesed on need, kes jätavad auto seisma, eks ju, et noh, et ikkagi, et kui sa oled juba piisavalt kogenud juht, ütleme, eks ju, et siis sa ikkagi suudad nagu ja sa kasutad käed vaba nagu süsteemi, ütleme, eks ju, et siis sa saad samal ajal ikkagi nagu rääkida, noh, samamoodi kui ma räägin kellegagi, kes mul autos kõrval istub, vahet pole, eks ju. Et noh, aga see on see, kuna sul see auto juhtimine on juba niivõrd automatiseeritud ja no samal ajal see, et kui sa nüüd satud tegelikult mingisugusesse kriitilisse olukorda, ütleme, eks ju, noh, võib-olla ise ka, ütleme, keegi ütleb, vaata, mis siin on mingi õnnetus, ütleme, ja see vestlus lõpeb ära, et siis me automaatselt nagu lülitame ümber, nagu keskendume sellele sõitmisele, et ikkagi, mida ma sellega rõhutan, on see, et ikkagi sellist rööprähklemist või nagu edukat rööprähklemist tegelikult pole olemas. Parimal juhul on olemas nagu niisugune, kas siis poolautomatiseeritud tegevus, või siis teiseks on see, et noh, et väga kiire nii-öelda nende ülesannete vahel keskenduda, aga me ikkagi lõppkokkuvõttes kõige edukalt teeme siis, kui me keskendume ühele asjale. Ja noh, ja see ongi see, noh, võib-olla, et selleks tuleb teha erinevaid tegevusi, mis ongi see getting things done, võtab kõik nende asjad kokku, selleks, et seda fookust nagu hoida ja siis tõesti, noh, nautida seda, mis sa teed ja teha seda väga hästi edukalt ja noh, ja olla ja nautida elu. Mis sinu arvates katkestused ja see pidev reageerimine, palju nad tegelikult meie aega tegelikult nagu varastavad, et see ei ole ainult, et ma teen ju hetke ära, minu mõtted juba on selle nii-öelda tegemise juures ennem tegemist ja peale tegemist, et see kõik nagu lumepall, et ja. Vot väga raske öelda, ütleme, et üks asi, mis öeldakse niimoodi, et noh, see sõltub jälle sellest nagu töö iseloomust, aga öeldakse ikkagi, et see katkestus, ütleme, et noh, ütleme, et sa teed mingit ühte asja, sa keskendud ühele asjale, siis tuleb nagu katkestus sisse ja sa pead nagu millelegi muule nagu tähelepanu pöörama, siis sul läheb, ütleme, saad selle teise asja tehtud, sul läheb 20 minutit aega, et selle esimese asja juurde tagasi tulla, ütleme, eks ju. Nii et noh, et see võib ikkagi väga-väga suur nagu hind olla, nii et noh, et jälle, et noh, et me räägimegi tihti, noh, võib-olla coaching us räägime, või noh, kuidas nagu oma aega kaitsta, ütleme, eks ju. Aga pigem see on tegelikult ikkagi see mõttes selles nagu oma fookuse kaitsmine, eks ju. Et ikkagi, et noh, et kuidas sa suudad nagu sellise töökeskkonna endale luua, kus siis nii-öelda, ütleme, sa saad nagu seda keskenduda nii ajalises mõttes kui ka ruumilises mõttes. Muide, mulle tegelikult selles mõttes, sellega seoses mul tuli pähe, ma just tegingi nüüd ühele kliendile, kellel siis oli nagu viimane nagu see sessioon oli siin tund aega enne, kui me seda peale hakkasime. Kes siis oli niimoodi, noh, naisterahvas töötab kodust ja siis ütles, et noh, töötas igalt poolt diivani pealt ja köögilaua tagant ja nii edasi ja noh, töötas tal kabinet oli ka niimoodi, eks ju, aga noh, seda nagu eriti nagu kasutanud, eks ju. Ja noh, ja siis ma ikkagi andsin talle nagu juhised ja nõuanded, ütleme, et noh, et kuidas seda nagu paremini kasutada ja noh, kogu see protsess ka ja siis kui nüüd praegu 4 kuud peale seda, kui ma hakkasin peale, ütleme, et nüüd ta teeb tööd ainult oma kabinetis, eks ju. Et noh, et nii kui ta kabinetist välja läheb, siis ta enam töö peale ei mõtle. Et noh, mis tähendab see, et tegelikult ta ei lase oma tööasjadel ennast oma eraelu nii-öelda segada, eks ju. Et ta nagu keskkond, ta loonud sellise töökeskkonna, sellised nagu tingimused, ütleme, eks ju, ja samal ajal ta ei lase oma eraelul nagu oma tööasju segada, eks ju. Et kui ta on seal kabinetis sees, siis ta nagu keskendubki täpselt oma tööle, ütleme, eks ju, nii edasi. Nii et noh, et see on selline, see sellise ruumi loomine ongi, ma vist tegelikult vastasin nüüd eelmisele küsimusele või ma nüüd juba... Sa oled väga paljude küsimustele vastanud. Et noh, et aga väga head mõtted. Ja, et noh, et väga oluline on selline see nagu see töö nagu laud, ütleme, eks ju. Töölaud, see tööruum üldse, see keskkond. Tööruum üleüldse, ütleme, eks ju. Noh, et see ilmtingimata ei tähenda, et sa kodus töötad, aga mina soovitan ikkagi, et noh, et kodus oleks nagu kas siis nagu kabinetiruum või siis nagu oma kabinetilaud ja selline koht, mida sina üksinda kasutad, ütleme, ja see oleks võimalikult parimad tööriistad ka, eks ju. Noh, et mina teen, noh, ütleme, ma teen webinare, aga ma teen ka selliseid nii-öelda, noh, ma teengi väga palju coaching'i nagu veebi kaudu, eks ju, noh. Et siis selleks, et seda edukalt nagu teha, siis on mul nagu väga hea veebikaamera, eks ju, mul on hea suur ekraan, ütleme, kus ma nagu kõike näen, ütleme, mul on isegi mitu ekraani, eks ju, mul on väga hea mikrofon, eks ju, et mind väga hästi oleks kuulda, ütleme, eks ju, mul on nagu seisulaud, ütleme, eks ju, et noh, ma saaks seda teha, mul on nagu valgus, ütleme, eks ju, et noh, et sellised, noh, asjad, mis tegelikult üldse ei maksa kokku, ütleme, aga noh, samal ajal ma tean, et kui ma nagu tulen istun selle laua taha maha, ma veel koristan selle oma laua veel ära ka, ütleme, et siis on mul täpselt, ma lähengi sellest töörežiimi sisse, ütleme, eks ju, ja teen nagu väga-väga head nagu tööd. Põhimõtteliselt ongi siin, kui sa töötadki kodukontoris, siis tee endale nagu selline, planeeri endale aeg, kuna sa teed tööd, millal sa vastad meile, vaatad telefoni, pane kas või hääletu peale, pane Facebook kinni, pane Gmail kinni,
mis iganes sa kasutad. Et sa pead tekitama nii selle ruumi kui ka selle aja, ütleme, eks ju, et noh, et nii sa saadki seda aega tekitada endale. No ütleme, et noh, mitte tekitada, aga siis nagu valida või otsustada ära, et mis on see ruum, kus ma teen seda tööd ja mis on see aeg, millal ma nagu teen tööd ja millal ma nagu ei tee nagu tööd, ütleme, eks ju. Et noh, sellepärast ongi, et noh, et ega need kontorid ka võib-olla täiesti nagu ära ei kao, ütleme, et see on kontorite pluss ongi see, et sa tegelikult noh, ütleme nüüd mõnes mõttes on mugavus kodus töötada, ütleme, eks ju, aga samal ajal kontoris on see, et noh, et lähedki, paned seal nagu selle kontori ukse nagu noh, ütleme nagu sisenedes enda järgi kinni ja siis oledki nagu selles töörežiimis, ütleme, eks ju, nii edasi. Okei, sain ka endale väga palju tarkused teadsin juba neid enne, aga nüüd need kinnistusid veelgi, et. No väga tore. Et aga kuidas nagu teadlikult planeerida fookusaega, et me rääkisime sellest, et paneme nagu mingi ajalise plaani paika, aga kas on veel mingisuguseid mingite nõuandeid või soovitusi, et kas me saame oma fookusaega nagu planeerida veelgi paremini? No tegelikult mõnes mõttes ütleme, et noh, et kui üldiselt öelda, siis nagu ideaalis võiks nagu kogu aeg fookuses olla, eks ju. Et see võiks kogu aeg nagu keskenduda nagu sellele, mis sa parasjagu nagu teed, ütleme, eks ju. Ja noh, see on selles mõttes nagu selline nagu suur nagu noh, nii-öelda väljakutse, eks ju, et noh, et kuidas saavutada, see ongi noh, mida me kogu selle coaching'u või noh, selle GTD rakendamisel nagu tahamegi saavutada, eks ju. Vot. Et noh, et siis jah, et noh, et siis teine asi on võib-olla see, et nagu puhtalt võib-olla kalendrisse nagu panna. Üks asi on see, et noh, et võid ka kasutada sellist asja teha, ütleme, et sa panedki kalendrisse, et sa vaat seal mingil ajal tegeled selle asjaga. Et noh, et see on täitsa nagu okei nagu tehnika, täpselt okei teha. Noh, ütleme, sellega minnakse aeg-ajalt nii-öelda nagu üle käte minu vaatest, et noh, kui kogu oma päev planeeritakse nagu ära, ütleme, eks ju. Et noh, et ja isegi võib-olla siis ei olegi nagu probleem. Ainuke asi on see, et see on täpselt samamoodi nii, nagu sa teed kalendrisse kellega kohtumise, et noh, mis siis tegelikult see kokkulepe on see, et sa ilmud kohale. Et nüüd on ka see, et noh, et kui sa panedki endale kalendrisse nagu selle fookusaja, et vaat nüüd sellel ajal homme hommikul kella 10-12 ma tegelen veebisaidi nii-öelda planeerimisega, eks ju, siis teegi see ära, eks ju. Et noh, ja kui nüüd midagi tuleb vahele, midagi ei juhtunud, ütleme, sa ei suutnud seda aega kaitsta või siis otsustas midagi muud teha, noh siis see lähenemine ei toimi. Eks ju, siis tuleb mingit muud teistmoodi nagu teha ja see ei ole ka, ütleme, et ta peaks ilmtingimata toimima, eks ju. Aga lihtsalt, et see on üks viis, kuidas nagu seda fookus nagu aega nagu tekitada, et ma pigem soovitan sellega nagu mitte et ettevaatlik olla, aga nagu, et mitte noh, ütleme, et seda teha mõõdukalt, ütleme, eks ju, nii-öelda, et noh, et vaata, jaa. Kui mul ikkagi tekib see, et no mitte midagi ei taha teha, et millised on need harjumised, mis aitavad nagu ennast käivitada, et kui mitte midagi ei taha teha, et mitte midagi ei taha teha. Ikkagi sellised nii-öelda tagasiminekud, kus ikkagi mõnus on seal diivani peal vedeleda, mõnus on seal scrollida kuskil Facebookis, YouTube'is, et jaa, no ütleme, selle asja nimi on siis see niisugune noh, ingliskeelne nimi ja võib-olla see eesti keeles ka tulnud, see prokrastineerimine ehk siis edasilükkamine, eks ju, mõnes mõttes edasi. Et seda, noh, ütleme, selle kohta ma teen eraldi webinari kohe. Et mul on oma webinaride seeria, ma lõpupoole natuke mainin ka seda, ütleme, eks, et sellest nagu rääkida. Aga sellel on väga palju erinevaid põhjuseid. Üks põhjus on see, et noh, et sa ei ole enda jaoks täpselt ära teerinud, mida järgmiseks tegema peab. Ja mida ma selle all mõtlen on see, et sa oled ära öelnud nüüd, et noh, võib-olla sul on kirjas, veebisaidi peab tegema, eks ju. No, aga see järgmine tegevus peab olema midagi sellist, mida saad ühe korraga ära teha. Ja noh, veebisaiti sa ei saa mitte mingi nipiga ühe korraga ära teha. Ühe korraga mõtlen seda, et noh, et sa istud maha ja teed ära, ütleme, noh, vahet pole, et sa võid tavaliselt see kuule nagu suudad keskenduda pool tundi või tund aega, ütleme, eks ju, võib-olla isegi maksimum 8 tundi tööpäeva, ütleme, eks ju, noh, teed ühe päevaga nagu ära, eks ju. Kuigi noh, ta on sellist nagu ma ei kujuta ette, et kes see on selline, kes nagu 8 tundi järjest ühte asja teeb, ütleme, ilma, et noh, midagi vahele segaks, eks ju. Et see tegevus, mis sul peab olema kirjas, sa peaks viima sellele tasemele, et see on niisugune asi, mida saad nagu ühe korraga nagu ära teha, eks ju. No, selle definitsioon, ütleme. See on üks asi. Teine asi on selle motivatsiooni leidmine, eks ju. Et noh, et sul on mingisugused võib-olla isegi kirjas, aga ma lihtsalt ei taha seda teha. Noh, aga siis tuleb enda jaoks välja nuputada, mida sa siis tahad teha, eks ju. Et noh, et loomulikult noh, ütleme, aga ma ei taha üldse mitte midagi teha. No siis on tegelikult, ütleme juba, noh, siis võib asi tõsiseks minna, et siis sul võib olla juba tegelikult depressiooni alged, eks ju. Et siis ma soovitan nagu ikkagi nagu psühholoogiga rääkida või isegi psühhiaatriga, ütleme, eks ju. Et noh, et siis sellega tegeleda, sellel on väga erinevad põhjused võib olla, ütleme, et võib-olla nii-öelda nagu noh, võib-olla on ravimeid vaja, võib-olla on nagu teraapiat vaja, võib-olla on mis elumuutust vaja, eks ju. Aga kui me jätame selle asja hullema enda jaoks nagu ära selgitada, et mida ma üldse elus saavutada tahan, eks ju.
mis ma näen, ütleme, kus ma tahaks nagu 5 aasta pärast näiteks nagu olla, eks ju. Et mis ma tahan, et oleks nagu teistmoodi, ma tahan, et oleks täpselt samamoodi asi. Ja see, et asi oleks täpselt samamoodi, nii nagu praegu, selleks peab ka tööd tegema, eks ju. Et noh, isegi võtame su kodu, ütleme, kui sa tahad, et kodu oleks nagu samasugune, ütleme, eks ju, siis sa pead vähemalt koristama, eks ju. Et noh, et kodu samasugusena hoidma, nii et siis ikkagi tuleb midagi teha, ütleme, aga kui sa ütled, et jaa, et näed, see on see, mis ma tõesti tahan, siis on okei, eks ju. Et noh, et see on võib-olla tihti, mis ma olen ka näinud, ütleme niimoodi, et üks osa sellest getting things done protsessist või kogu see süsteemist ongi see, et enda jaoks ära defineerida, et noh, et mida ma tahan aastaga saavutada, mida ma tahaks nagu 3 aastaga saavutada, mida ma tahaks 5 aastaga, 10-ga ja miks ma üldse siin maa peal olemas olen, ütleme, eks ju. Et mida ma üldse elult nagu ootan, ütleme, eks ju. Et see on see koht, kus sa leiad selle motivatsiooni, eks ju, et noh, et ja tõenäoliselt nagu see on ikkagi kõigil nagu olemas, võib-olla lihtsalt ei ole olnud mahti mõelda selle peale, kuna sa kogu aeg kustutad tulekahjusid. Ja me jõuame lõpuks sinna tagasi, et kõik need teemad on omavahel seotud, aga noh, kuidas nagu ikkagi murda sellist edasilükkamise ja ma homme alustan mustrit nagu, et see on, mul on 2 kuud aega, ma täna veel ei tee, hakkan homme tegema ja homme mõtlen, ma teen jälle homme. Kuidas seda nagu murda, et tihtipeale mul on, mis seal salata on endalgi tekkinud, ma homme teen. Ja augustikuus on juba PRIA tähtaeg, nii et jah, mul on 3 päeva aega. Ei no siis ongi küsimus nagu selles, ütleme, et noh, et aga äkki sa ei tahagi seda siis teha. Tuleb nagu enda kaus olla. Kas ma tahan või ma pean tegema? No ütleme, vahet pole, ütleme, et noh, et võib-olla sa peadki tegema, aga äkki sa pead, aga sa ei taha. Ütleme, eks ju. Et noh, et võib-olla see ongi selline natuke nagu sa ei pole endaga nagu ausalt, sul enda jaoks nagu läbi mõelnud, ütleme, et noh, et tegelikult see edasi lükkamine on tegelikult üks viis, kuidas sa tahad selle asjale ei öelda. Eks ju. Noh, ja no siis on loomulikult, aga et noh, et ma ei saa sellele asjale ei öelda. No miks sa ei saa asjale ei öelda? No sellepärast, et ma pean seda tegema. Miks sa pead seda tegema? No mul on tead nagu vaja, et noh, et no muidu ma ei saa seda asja. No mis siis, kui sa ei saa seda asja? No siis on nagu elu ei ole nii hea. No näed, me hakkame juba jõudma selle motivatsiooni juurde, eks ju. Me leiame selle motivatsiooni ikkagi üles, ütleme, eks ju. Aga noh, tihti muidugi see ka, et noh, et neid asju liiga palju, eks ju. Et noh, et see võid ollagi nagu ülekoormatud nendest kõigist asjadest, mis sa oled ette võtnud, ütleme, ja noh, juba see ülekoormuse, sa kulutad aega ja energiat, ütleme, maisut energiat lihtsalt nende asjade peal lihtsalt mõtlemisele, eks ju. Ja mitte läbimõtlemisele, ütleme, mitte korduvale mõtlemisele ja nii edasi. Et noh, et sinna peale palju läheb aega ja raiskamist, nii et noh, et see prokrastineerimine on väga huvitav, nii-öelda edasilükkamine on väga huvitav selline asi, et noh, et mida siin murda, sõltub täpselt sellest olukorrast niimoodi, ütleme, eks ei ole sellest olemast ühte sellist universaalset asja, aga ma soovitan sellest peale hakata, et välja nuputada, mida sa tahad teha ja mis täpselt sa järgmiseks tegema pead. On võib-olla need nagu sellised nagu kaks väga lihtsalt reeglit, aga jah, et siin kahjuks sellist universaalset vastust pole olemas. Aga me hakkame vaikselt lõpule jõudma, et mis oleks see nagu üks soovitus sinul, kes ütleb, et mul pole aega? Mis see oleks? No sa viskasid mulle selle küsimuse, kui me valmistasime ette, kui me tegime sellist nii-öelda natuke planeerimist sellele asjale, siis viskad mul selle küsimuse ette ja siis ma kogu aeg kohe nagu ütlesin, et noh, et kurat küll, et noh, et see on ikka niimoodi nii selline keeruline küsimus, siin ei ole ühest vastust asja ja no, see on nagu see paar nädalat, kui me oleme siin ette valmistanud, olen selle jaoks mõelnud, ma proovin nüüd saada selle, vaata, mul on tahan selle eest ära saada nende jaoks niimoodi. Et mida teha, kui aega pole? Ja siis ma ütlesin tegelikult väga hea vastuse välja selle webinari kontekstis. Tee oma ettevõttele koduleht. Et noh, et või siis... 2 nädalaks läks aega ja... Okay. Või muid tegevusi, mis sulle aega juurde annavad, mitte seda ära ei võta. Eks ju, et noh, et see koduleht ei olegi nagu universaalne vastus loomulikult, eks ju. Et noh, et aga tee neid tegevusi, mis sulle aega juurde annavad, mitte seda ära võtavad, eks ju. Et noh, et siis on see, et siis sa saad jagu sellest, et noh, et sellest ja noh, võivad olla väga erinevad asjad, aga noh, ongi, et selline väga lihtsam tegelikult nagu võib-olla, mis annavad tegelikult isegi aega juurde, on see, et korista ära. Korista ära nagu ütleme see nagu, korista ära oma laud, korista ära oma tuba, korista ära oma inbox, ütleme, eks ju. Et noh, et korista ära oma nagu need tegemiste nimekiri või noh, korista ära, mitte selles mõttes, et nagu et üldse viskad ära, vaid nagu tee puhtaks, eks ju. Tee puhtaks nagu ma nendest asjadest, mida sul vaja nagu teha on. Et võib-olla see on see, et mida teha, kui aega pole, nii et noh, et selline hea nagu vastus, ütleme, eks. Noh, ma ütlesingi, et ma ütlesin ka see ennem, et mina ei tea, kuidas aega juhtida, kuna aega ei ole võimalik juhtida, eks ju. Et samamoodi nii nagu ilma ei ole võimalik juhtida. Et noh, praegu veel ei ole, eks ju. Et noh, et tulevikus isegi nagu proovitakse seda teha, ütleme, eks ju.
aga et me saame juhtida oma tähelepanu ehk seda, millega me tegeleme ja millega me ei tegele, eks ju. Et ja võib-olla peamine eesmärk, ütleme võib-olla, mida teha, kui aega pole, et võimalikult paljudele asjadele öelda ei. Et me saaksime öelda ja asjadele, mis me tõesti edasi viivad. Et noh, et see on see asi. Aga selleks on vaja teada kõike, mida me nagu meil pähe tuleb, ütleme, mida me tunneme, et me tegelema peaksime või tahaksime ja need siis asjad nagu rahulikult läbi mõtlema. Et noh, et panna need nagu järjekorda, eks ju, et noh, välja selgitada, mis on siis see kõige nagu väärtuslikum, ütleme, eks ju, nii edasi, nii et noh, et aga kui sul seda nii-öelda, kui nad sul kuskil nagu kirjas ei ole kõik koos, ütleme üheskoos, siis on väga raske nagu sellist nagu asja nagu teha, nii et võib-olla see on siis see vastus sellele, et mida teha, kui aega pole. Väga hea vastus. Aitäh. Küsin siin vahepeal, kas on kellelgi küsimusi tekkinud ükskõik mis ajaga seotud teemadel, et siis viimane hetk on küsida. Ja lõpetuseks me hakkamegi vaikselt lõpetama, otsi kokku tõmbama, siis kõige aktiivsemale chatile siis ka väike auhind, et Kaire võib mulle ütelda kõrva sisse, kes see on. Kaja, palju õnne, oled võitnud. Ma aiman juba, jah. Aga siis Paul, tutvusta, mida Kaja siis saab endale. Jaa, et mul on selline nii-öelda komplekt, mis siis nagu need, kes nagu minu juurde nagu kutsumiseks tulevad, mis nad saavad ja ma kutsun seda nagu stressivaba produktiivsuse praktiseerija alguskomplektiks. Ja need on see, et need on küll antud, praegu mul on veel kõik inglise keeles, nii et ma loodan, et Kajal on see nagu, kui siis muud ei ole, saab inglise keele praktikat, ütleme, eks ju, ja tulevikus võib-olla, kui mul on eesti keeles valmis, siis võin nagu saata asenduseks, aga see on see Getting Things Done raamat, ütleme, kus on siis nagu kirjas, ütleme, ja noh, minu isiklik kogemus oligi see, et noh, et 13 aastat tagasi ma lugesin raamatu läbi ja ise panin tööle. Võib-olla mitte nii hästi, kui minu kliendid selle tööle panevad, aga noh, piisavalt hästi, et midagi juba nagu aitaks. Siis on selline kokkuvõte või see kontsentratsioon sellest raamatust, et on need metoodika, mis me rääkisime, on see lehtede peal olemas ja võib-olla ongi näiteks sama, et mis ma näitasin, see loomupärase planeerimise mudel on näiteks selline siin olemas. Siin teisel küljel veel on selline asi nagu näiteks, mis on siis projekti ajurünnaku päästikute nimekiri. Et noh, et nagu erinevad küsimused, mida nagu küsida, ütleme, eks ju, et noh, et projekti puhul näiteks on see küsimus, et noh, et kas meil on vaja alltöövõtjaid, ütleme, eks ju, kas meil on vaja nagu ütleme, eks ju, et palju see maksab, kuidas seda raha saada ja nii edasi, ütleme, et noh, et lihtsalt, et aitab sul nagu läbi mõelda seda projekti põhjalikumalt, et siin on veel neid kaarte kokku 5 ja siis on veel siin sees selline asi nagu kogu see Getting Things Done metoodika nagu visuaalsel kujul, ütleme, eks ju, et sellest nagu parem nagu aru saada, et kuidas see nagu toimub. Ja taas mainimata jätta ka väga kihvt pastakas, ma olen ise väga rahul selle pastakaga, ütleme, selline metallist pastakas ja ka tegelikult selline ümbrik, mida siis saab kasutada näiteks, ütleme, oluliste dokumentide kogumiseks, kui nad sul käid ringi, nii et selline materjal siis Meelis ja Kaire, et siis võtke nagu Kaire kontaktid või vabandust, Kaja kontaktid, andke mulle teada, millisesse Smartposti ja automaati saata ja ma saadan omalt poolt siis selle nagu ära. Oi, super. Korraldan selle ära, jah. Aitäh, Kaja, aitäh, et väga aktiivne olid ja kaamera lahti olid ja nii edasi, nii et sa oled täpselt võitnud niimoodi. Minul on oma poolt veel jagada nagu seda, kui ma tohin. Jaga enda poolt ka. Et mina jagan neid stressivaba produktiivsaladusi, et noh, selle Getting Things Done'i metoodika nagu alapealkiri on, et stressivaba produktiivsus, eks ju. Ja ma jagan siis neid nagu saladusi, ütleme, et noh, ja räägin kõik välja. Ja see on siis tasuta webinaride seeria. Järgmine webinar nüüd toimub siis 2. septembril, kus ma räägin, et tuleb Henri Ormus, kes on Fermi Energiast juhatuse liige, kes siis räägib oma GTD kogemusest ja räägib hingerahu lihtsatest reeglitest. Ja nüüd ma olen nagu oma tegemist natuke jännis, kuna see nädal läks täitsa nagu lappesse, ütleme, eks aega ei olnud. Aga näed, siia jõudsin, eks ju, ja ma ei ole veel seda lehti üles pannud, aga te võite minna nii-öelda lehele gtd.ee webinarid ja siis seal on näha ja ma panen ka siia see QR koodi, ütleme korraks nagu ekraani peale, et kui keegi tahab vaadata, et siis seal on olemas mul eelnevate webinaride salvestused ja sinna tulevad ka mul tulevased webinarid ja noh, plaanis on ikkagi nüüd teha neid ikkagi aasta lõpuni ja ma loodan ka, et noh, et kunagi tulevikus ma saan ka teha näiteks, ütleme sellise GTD kogemuse nii-öelda webinari nagu näiteks Meelis ja Kaire eks ju, et teiega rakendate või Kaja näiteks, ütleme, eks ju, et nagu jagavad inimesed oma kogemusi, nii et noh, aga jah, et osad on siis sellised, kus tulevad mul külalised, räägivad oma kogemusest ja siis teised on sellised, kus siis ma räägin siis konkreetselt mingisugust nagu aspektist, et see esmaspäev oligi nüüd see, kuidas pea pulkadest tühjaks saada. Järgmine nüüd 2 nädala pärast on plaanis see, et kuidas stressist vabaneda. Nii et noh, et käia nagu need nagu asjad nagu läbi ja need on siis olnudki nagu need väljakutsed, mis mul klientidel on olnud ja millest nad ise nagu jagu saanud. Nii et noh, et need on väga elulised näited. Ja võib-olla viimane asi, mis omalt poolt nagu öelda, et noh, et kui vajad nõu aja leidmisel,
eks ju. siis noh, GTD rakendamise hingerahu saavutamiseks tule tasuta konsultatsioonile, et nagu noh, räägime hea meelega, et mis asi see on ja mismoodi see toimib, ütleme, millega, mis võimalused on nagu õppida, ütleme, et noh, et siin on väga erinevad skaalad, ütleme, et noh, et kas siis täitsa ise omal käel õppida või siis nii-öelda ütleme, võtta mind nagu appi. Ja noh, email on mul paul@gtd.ee, telefoninumber ka siin, noh, seal nagu näha, gtd.ee veebisait on ka, ta on praegu inglise keeles ainult, aga et noh, ma panen selle ka. Aga kui sul on veebisaitidega või vaja, siis aitab ka aroveeb.ee. nii et. jah, aitäh. Et tõesti, et kellel tekkis siin küsimusi kodulehe teemadel, et siis võtke julgelt ühendust, et mul on kodulehel ka olemas kalendrilink. Kui te olete oma kodulehega kuhugi jänni jäänud, et ei tea, kuidas edasi liikuda, siis ka broneerige aeg ja räägime läbi, kuidas aidata saan. Aga ma tänan Pauli, et see aeg läks väga kiiresti, 1,5 tundi. Sain ise väga palju seda webinari ette valmistades teada ajast ja ka nüüd webinari ajal. Et vaata üle oma töölaud tegelikult, et. Ja. Mul üks asi, tahtsin veel lisada. Öelda, et see, et kui te nüüd nagu vaatate neid salvestusi, siis te peate ennast registreerima, siis kindlasti märkige ära, et lisaks uudiskirja, et siis nii kui mul mingi uus webinar nagu tuleb üles, et saab registreerida, siis ma saan sinna uudiskirja teate, nii et noh, et jah, sorry. Väga hea, aitäh sulle. Sain ise väga palju, loodan, et ka webinaril osalejad ja järelvaatajad saavad nagu siit väga palju. Ja sellega tegelikult tõmbakski otsad kokku. Üks teadaanne on veel, et meil juba järgmine veebiseminar toimub 9. septembril, kus me räägime rahast. Et ma arvan, et see teema on küll see, mida puudutab siin maailmas peaaegu kõiki inimesi. Välja arvatud võib-olla Tiibeti mungad, aga see selleks, et me räägime rahast ja juba uued teemad, põnevad küsimused ja esineja siis juba 9. septembril. Nii et jälgige meie Facebooki kanaleid ja postitusi ja siis saate täpsemalt teada. Aga mina tänan veel kord, Paul, ja ilusat siis neljapäeva lõunast jätku, nii et ja kohtume teiega siis uutel webinaridel. Tšau! Aitäh! Kõike head, nägemist! Nii, Paul, ma ei oska siit kinni panna. Oota, ma panen siit. Tšau, Rain! Tšau, jah. Nii, et Rain võib-olla tõenäoliselt on eemal, ma isegi panen tegelikult ise siit, kuna ma olen kõik õhus, ma panen niimoodi. Okei, tegelikult ta võiks ise nagu ära minna. Kas meil see salvestus läkski? Salvestus, oota, ma panen siit.